Tere tulemast Kanter Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Tarmo Hõbe, T1 tegevjuht, kaasa arvatud Rally Estonia asutaja, promootor. Jah, tervist ja aitäh kutsumast. No ikka. No räägime siin kindlasti sellest, kuidas sa sattusid karjääri otsa peale, mis kaasa tõid, mida me võtsime alati nendest asjadest kaasa ja kindlasti räägime tänasest hetkest ka palju, et rallist räägime T1-st, kaubandusest, kõikidest nendest asjadest. Ma alati kõikide käest küsin keskkooli, sest see tundub olevat niisugune nagu otsustav koht, et kes kuhu poole hakkas minema. Sina teadsid keskkooli lõpuklassides, mis sind ees ootab? Ja ma teadsin nii palju, et ma olen siis sündinud kasvanud Valgas ja seda oli väga kihvt koht kasvamiseks. Aga ma teadsin, ma tahan kindlasti Valgast siis võimalikult kaugele, küll mitte eest ära, aga mis kõige kaugem koht on ikka Tallinn. Nii et kui enamus klassi kaasal läksid Tartusse, siis minul oli kindel siht Tallinn. Ja eks mind hästi palju nagu siis mõjutas minu tegelikult ikkagi sportlaskarjäär, et ma tegelikult juba noorena tegin päris tugevalt tippsporti, et 16 aastal toin juba Eesti noortekoondises, keskpikama jooks. Mul treenikaaslane Pavel Oskutov, et siiamaani läbi aegade Eesti üks parimaid jookseid ja ma ise ka ikkagi olin kogu aeg selline, et kuigi mul oli oma treeningkavas, ma kogu aeg piilusin, et mis seal Paveli kirjas on ja ma ikkagi üritasin seda oma treeningmahtu ikkagi Paveliga sarnaseks lihvida, nii et tõepoolest, et seal noorena mind spordivõistlus käimine, see väga palju siis mõjutas. No aga mida sa mõtlesid õppima minna? Oli sul üldse see mõte või sa tahtsid kohe tööle tormata? Ei olnud üldse, et mingi plaani ei olnud, unistust ei olnud, et ma nüüd konkreetselt tahan seda õppima minna, et see on ka nagu, pigem oli see, ma tulen Tallinnasse, jah, loomulikult, et kuskile ülikooli sisse saada ja tegelikult siis vaadata nagu, mis siin kuhu suunas üldse. Ja tegelikult oligi see nagu, et sain jällegi mäleta, kuidas see protsess täpselt käis, aga sõpradega siis läksime kandideerimisime Tallinna Tehnikaülikooli ja mina sain sellisele eriala nagu näiteks elektroonika ja biomeditsiinitehnika. Et seal iga aasta alustab seda umbes, ma arvan, mingi 40 inimest nagu ikka, aga ma vaatasin lõpetajaid on iga aastal 3-4. Kas sa vedasid läbi või? Tean tunnistama, et ei vedanud ja mitte sellepärast nüüd, et oleks tohutu raske olnud, aga lihtsalt ma sain aru, et see pole päris see valdkond, kuhu ma tahaks minna või mis ma tunneks, kus ma tunneks nagu tohutu pühendumust, aga oli väga hariv, et seal ikkagi, mis seal 2 aastat tegin seda eriala, et see oli kõik need keemiad, füüsika, matemaatikad, kõrge matemaatikad, et see oli nagu päris kihvt, aga lõpus ma ikkagi läksin majandussari juhtimisse, nii et... Sa oled samast üles samas ülikoolis? Ja põhimõtteliselt küll, et Tallinna Tehnikaülikooli oli eraldi siis Tallinna Tehnikaülikooli majanduskolledž, täna vist on see mingi teise nimega, et liikusin siis Tõnismäele ja ütleme, et see oli ka, et siiamaani väga paljud siis kursa, kaaslased, siiamaani väga head sõbrad ja usun, et see päris palju mõjutas edasist käekäiku samamoodi, et ma näen ka hästi suur vahe on see, et kas sa oled päevaõppes, käid ülikoolis, võib-olla teed mingit tööotsi ka seal kuskil vahetustega või sa oled õhtuõppes, et ikkagi käid tööl, läheb pärast siis tööpäeva kuskile siis õhtuõppesse ja kõik su siis kursakaaslased ka käivad kuskil tööl. Need kõik on praktikud juba ja sa väga hästi aru oskad ka õppejõuga argumenteerida, et kas ikka päriselt on nii või kuidas on. Nii et ma näen, et see andis nagu hoopis teise sellisele hariduse mõttes nagu hoopis teistsuguse vundamendi ja hoopis teistsuguse teadmise. Kas majandus oli see midagi, mis sa siis vaatasid, et see on päris hea asi sinu jaoks või? No eks seal 2000 aastate alguses oli ju see väga popp, kes vähegi oli selline majandusäri turunduskallakuga, mis ikka läks õppima, loomulikult ärijuhtimist, et vahet ei olnud, kus koolis sees oli see EBS või oli see Tallinna Tehnikaülikool, ikkagi mindi, keda see huvitas, läks seda õppima ja eks ta jällegi andis väga head baasteadmised, ükskõik mille tegelemiseks, on see siis turundusvaldkond või muud. Tegid juba tööd siis, ma saan aru, kõrvalt? Jah, tegelikult tegin juba tööd, et ma alguses olingi siis olin siis hulgimüügi ettevõttes Mobek, et selliseid suuri maailma tuntud brände siiamaani toimetavad, müüvad Liptoni teed ja Ferrero tooted ja Kinderi tooted ja edasi. Ja siis ma tegelikult juba 2004 aasta alguses juba siis liikusin Sportlandisse, et siis sain Sportland Eesti turundusjuhiks. Aga Mobekis sa olid müügi peal, brändi juhtimise peal, läksin ka täpselt niimoodi, et tegelikult läksin üldse, alustasin kõige madalamast astmest, läksin poodi kaubapaigutajaks.
siis päris kiiresti sai müügi esindajaks ja siis mõeldi selline ametikoht välja nagu Horeca projektijuht, ehk siis kõik see restoranid, hotellid ja kõik see muu, mis jääb jaekaubandusest välja poole. Ja seal oligi selline, ma hakkasin ise otsima nagu siis turgu ja kliente, et see oli päris põnevaid nagu lahendusi välja töötada, et siin just vaatasin üleeile ka siin ka ERR-is Mati Alaveri siis lugu ja kuidas siis Eesti sai endale suusatamise MK-etappi seal esimest korda ja siis samamoodi, et sellel ajal ka siis, kui need MK-etapid olid Otepääl toimusid tohutu populaarsed, et juba mõtlesin välja eri lahendusi, kuidas Liptoni teed seal MK-etappidele suusaüritustel müüa, samamoodi talvel siis bussipeatustes külmetavatele inimestele mitte jagada, vaid müüa, et see palju erinevaid nagu lahendusi juba ja selline, sealt tekkis see link juba sellise turundusega, sellise üritusturundusega ja selle promotsiooniga, et eks mul see kogu aeg kuskil see soovi tahe sees oli ja seal ma leidsin ise võimalusi, kuidas seda nagu realiseerida, et mitte keegi oleks mult oodanud seda. No Sportlandil oli kuulutus või keegi teadis kedagi ja soovitas töökohta sulle, kuidas oli üldse? Sportland on ka selline klassika, mõttes selline väga hea case, et ikkagi selle hetkel 2000, ma arvan, aastatel oli ikkagi kõige kuumem koht, kust leida kõige paremaid, linna parimaid töökuulutusi oli ikkagi siis Eesti Ekspress. Et sellele oli ikka lahti ja kui seal oli mingi kuulutus, siis oli ikkagi kõva sõna. No sa olid kuulnud kauplusest, selles mõttes see oli selge, aga omanikest sa vist ei olnud kuulnud midagi või? Väga pigem mitte jah, et loomulikult Sportland on minu jaoks selles mõttes tuntud bränd ja minul just kuna läbi lõhkasin spordiinimene, sporditaustaga, minu jaoks oli unistus töökoht, et sama, et see turundus ja Sportland. Et see oli väga ahvatlev ja ilusti siis jah, saatsin kõik soovitud dokumendid ära ja õnnestus tõesti saada järgmisesse ja järgmistesse voorudesse. Ilmselt kandideerijad oli umbes, ma tean, et see konkurss oli väga tihe, 100. Mina selle hetkel oli suht rohene veel ja selle hetkel oli siis Sportlandi Eesti tegevjuht oli Jaanar Toomessoo, täna siis Arhitekt 11, üks asutajatest partneritest. Ja tema võttis mu siis tööle, et ta ise ütles ka, et ongi, ta sai aru, et roheline, aga sai aru, et nagu visiooni on, ambitsiooni on ja tunnetust on, et pigem ta nägigi, et see võib olla hoopis hea. Et tahet on, kõik on ja pigem natuke roheline, et saabki seda Sportlandi brändi selline suht nullist hakata ehitama. Kuule, igal ettevõttel on nagu, võiks öelda organisatsioonikultuur, aga nagu DNA, mis väga paljulti on talle selle konkurentsi eelise andnud turule. Kuidas sa kirjeldaks seda Sportlandi? Võib-olla juba tollel hetkel, kui sa läksid, aga ta on minu meelest väga palju püsinud ka sellisena. Mis teeb tast nagu nii hea, et ta üldse nagu nii kaua on turul ükspuha, mis see majandus on teinud, vastu pidanud ja kasvanud? Eks ta ei taha iga ju ettevõtte, kas see kultuur ja kõik hakkab omanikas pihta. Tare Altre ja Anti Kalle, loomulikult Anti ju kunagine tippkorvpallur, Are ka ikkagi spordiga väga teha kokku puutunud seda, siia väga kõrgelt hindab seda sportlikku tausta. Ja ma tean tagantjärgi, mis ma olen siis nagu läbi Are kuulnud, et ongi, et eks seal, millega ma nagu siis ka neile silma jäin ikkagi see, et vaadata, et nii, siin on üks jooksumees, maratonimees, et siin võitnud ka siin Eesti tasemel medaleid, et järelikult seal sisu peab olema, et tegelikult nagu sellise organisatsiooni jaoks just, et nagu Are Anti just ka hästi palju loovab paralleele jällegi sama see, et kellel on sporditaust, siis nad saavad aru, et ta saab sellest maailmast aru, et ju sport on üks eesmärk on ka ju inimesi ikkagi inspireerida ennegi liikuma, ise ka ürituse korraldades ja lõpuks siis läbi selle inspireerimise tekitada siis ka nõudlus nende toodete järgi, mida nad müüvad. Nad ei taha lihtsalt müüa toodet, et palun siin on nagu tossud või dressid, et osta ära, vaid nad kõigepealt tahavad inspireerida inimesed midagi tegema, liigutama, vahetele kas või metsas jalutama ja siis tekib tal juba iseenesest vajadus ostamale järjest paremaid tooteid. Ja nende jaoks kindlasti oli see just see siiamaani on kindlasti see sportlik taust või spordi austamine, spordist aru saamine, see on nagu siis hästi oluline nende inimeste puhul ja ma arvan, see ka neid inimesi seob. Ja aga mis on ka hea, et eeldad, et kõik on nagu mingid tippsportlased või endised tippsportlased. Ja väga äge on kui vaadata, kus inimesed, kes ei ole ise nii tihedalt spordiga seotud ja kui nad sinna organisatsiooni lähevad, siis nad tegelikult ka hakkavad sporti nagu veel rohkem hindama ja sellest tuleneb väärtust. Vaata, räägitakse, et on mõistlik minna kohta, kus sa ise mingisugust passionit tunned, et kas see oli samamoodi, et sa vaatasid spordiga seotud ettevõtte loomulikult, aga et sul on lihtsam teha, kui sa saad aru sellest valdkonnast. Absoluutselt ja oleneb, kuidas kellegile minu jaoks on alati esimene kriteerium,
nii-öelda ka töökoha valikul on see, kas mul on sellega mingi passion või ei ole. Et eks aja jooksul on tehtud igasugused väga ahvatlevad pakkumisi, aga noh, jällegi, mis ma olen ka sirge seljaga olen saanud kohe öelda ei, isegi ilma pakkumise sisu kuulmata on mingi tubakaettevõtted, kasiinoäri, edasi. Eitaks ole passionit ja minu jaoks ei ole selles valdkonnas kirge. Et ükskõik, mis need motivatsioonipaketid on või töötasud, et sellest ega noh, jällegi selline töötasu ja raha motiveerib lühikest aega. Inimene harjub sellega ära ja see, mis sind drive'ib iga päev, on ikkagi see, kas sulle endal päriselt meeldib ja sa tunned selle vastu kirge, et see on see, mis drive'ib nagu pikalt. No ma vaatasin omal ajal teed Andemina, et muidugi sul olid tegevjuhid vahel, aga et nagu Arega koos, et te jätsite mulle nagu sellise kui ma mõtlesin, et mis teid nagu teeb nii heaks, eks ole, et olite tegelikult väga head nagu meeskonnad üldse seal on ju, et olite kiired, hästi kohanemisvõimelised ja sellised nagu can do attitude'iga, et et natuke nagu Nike just do it on, et te nagu et kui oli mingi idee, siis see tuli ära proovida, et ei ole vaja siin nagu mõelda nagu väga on see nagu õiglane? Kindlasti, et minu jaoks oligi väga, kui sõnaga juba paras mõttes, et sport on ikkagi sõjakool, et ma sain, et sportland kindlasti saadab mind siiamaani, et need oskused, teadmised, hoiakud, mis ma sealt sain, et kindlasti on tänaseni minus Are tõepoolest, et aga Arega, meil Arega väga sarnane DNA, aga ütleme, et alus on lihtne, et ikkagi ta pani mind kõvasti proovile ja ma ikkagi aasta aega niimoodi ikkagi iga hommiku ärgates arvut avades ikkagi sain seal ikkagi korrakult vastu päid ja jalgu. No sest ei olnud päris nii, nagu tema mõttes. Ei olnud kas päris nii või ma arvan, see isegi oli, aga jah, võib-olla nagu, et aga teistpidi jällegi see oli mingit aasta poole teistkonna suutsin ennast tõestada, siis juhtuks see moment, kus nagu tekkis täielik usaldus. Kui ühel hetkel ei olnud üldse usaldust, või oli väga haik usaldus, siis järgmisel hetkel oli täis usaldus. Oligi see momendi, kus keegi midagi küsis näiteks, et kuidas me teeme näiteks Are käest. Are küsis, et kas Tarmo on oma arvamuse öelnud, kui sa tead, et on, siis ütles, et ma ei taha isegi teada, mis on, jääb nii, nagu Tarmo ütles. Ja tõepoolest, et jah, et seal et see nagu seal mõistsime nagu ühel hetkel nagu teenedest ilma ühtegi sõna lausumata ja saimegi, kui ühel kuskil pooleli, teine sai jätkata ja vastupidi, et ja kindlasti ka sport on siiamaani, et ongi, et pigem on see, et kindlasti pigem teha kui mitte teha, pigem proovida erinevaid asju ja mina pean ka peangi seda nagu ka juhtida üldse nagu sellises juhtimise hästi oluliseks, et selline otsustusjulgus, et pigem loomulikult sa pead alati ikkagi analüüsima, tegema nagu kaalutletud otsuse, aga pigem sa otsustada kiiresti, pigem kas või eksida, et seda eksimust õppida ja sa jõuad selle ajaga juba teha nagu 2 või 3 uut otsust, kui see, et sa nüüd seal mõtled seal nädalaid, kuid, et mis ikka õige otsus on, et see kiire otsustamine igal juhul tagab edu, tagab progressi ja kindlasti kõik ümbritsevad inimesed, et nemad ka tahavad näha, et see juht on ikkagi selline, on otsustusvõimeline ja otsustab kiiresti, sest jah, kellelegi ei meeldi, kui asjad on nagu õhus tükk aega ja vastuseid ei saa ja sinu töö seisab sellepärast, et keegi kuskil ei taha või julge otsuseid vastu võtta, nii et see tõi nagu vajaliku asja, see on see usalduse küsimus, väga palju minu meelest on probleeme selles, et tegevjuhtkond, hakkame sellest pihta, omanik ei usalda tegevjuhtkonda, tegevjuht ei usalda omakorda turundusjuhti, kas ta on siis juhatuse liikme või mitte, on ju. Et siis nagu asjad ei lähegi, eks ole, sest see ahel juba asjade ülekäimiselt läheb jube pikaks. See on hästi halb jah, et tegelikult jälle, kui sind on tööle võetud, see on jällegi, ütleme nii, et jällegi pigem on see siis omanike või kes värbab tööle nende süüde, et nemad peavad selle värbamisprotsessi, loomulikult garanteerida see kunagi. Igal juhul nemad siis värbamisprotsessis peavad tegema kõik võimalikku, et valida õigemini välja, keda saab 100% usaldada. Ja siis tuleb anda vabadus. Et sa ei saa, see on jällegi, et on kõige hullem, kui nagu sa võtad tegevjuhi, vahet ei ole, mis siis, kui kalli raha eest, võtad tegevjuhi ja tegevjuht päriselt ei saa ise otsustada, ei saa juhtida,
ei saa sellele ettevõttele väärtust luua, et tegelikult sa täidad neile omanike mingi käsku. Aga kas see tuleb sellest, et noh, enda nagu nahk on nii palju mängus neil niinimetatud nendel omanikel ka, et nad lihtsalt, kas siis on see, et nad ei usalda neid kompetentse, nad ei usalda seda visiooni, millega tegevjuht tuleb, et või mis seal võib olla, mis see sinu tähele? Ma arvan, et kõik natuke kokku on ju, et ega tean tunnistada, mul endale ka pikalt oli selline oli ka probleeme delegeerimisega, et just, et nagu, et jällegi mingid, noh, mul ka mingi tiim, samamoodi mingid inimesed, kes nagu siis mingid rolle täitsid. Tihti ma nagu kuidagi nagu oli mulle ka arvamus, et nagu, et mul on lihtsam asi ise ära teha, kuna ma teen täpselt siis nii nagu tahan. Aga ühel hetkel ma sain aru, et lihtsalt, et kui ma ei delegeeri, siis ma lihtsalt ise ei jõua. Need asjad üldse tegemata. Mis on parem, et kas see, et asi saab tehtud, võib-olla see päris nii, nagu sa tahaksid, igal saab tehtud. Ma saan aru, et igal on parem. Ja veel parem oli see, et kui ma avastasin, et ma julgesin delegeerisin, asjad said tehtud, said kiiresti tehtud, see veel paremini tehtud, kui mina oleks osanud teha. Et see oli äge selline enda jaoks selline moment, et kus minu jaoks siis tekkis delegeerimise julgus. Pärast seda minul on ka, et igal juhul, kui on mingid inimesed, neil on mingi roll, mingi vastutus, siis minul nagu delegeerimisega ei ole mingit küsimust. Noh, kindlasti on mingid valdkonnad, kus ma ise tahan rohkem ka sõna sekka öelda, nagu näiteks turundus loomulikult. Aga jällegi on mingid valdkonnad, kus ma igal juhul 100% usaldan inimesi ja ei ole mingi küsimus. Ja no üldjoontes ka turundus ka, ega ikkagi kui on nagu turundusinimesed, turundusjuht, turundustiim, noh, mul ei ole see, ma pean kogu aeg nüüd sekkuma, aga noh, mingil hetkel igal juhul, et noh, ma tunnen, et mul on midagi sinna lisaks või juurde anda, siis noh, loomulikult on ju hea, kui ma seda teen ja ma usun, et kui see on nagu tiimi otsus ja tiimiga koos neid asju tehakse, siis on see igal juhul loob väärtust. No Mobekis oli jaekaubandus, küll Horecad hiljem on ju Sportland jaekaubandus, praeguse jaekaubanduses. Mis kõige suuremad väljakutsed jaekaubanduse tegemisel on? Noh, jällegi, et eks ta on ühest küljest on selline armutu konkurents on. Et ega sul ei ole, et sul nagu neid ka sellised erinevad jaebrände tuleb ju tohutult juurde. Et kuidas olla siis ütleme, et seal ka jaekauplustes, noh, oleme Sportland natuke teine case, et seal on sul enda poed on ju, aga Mobeki puhul, kus sa müüd, siis sa oled hulgimüüja, sõltud ikkagi kõigist suurtest kettidest, siis jällegi, kuidas seal saavutada selline usalduspositsioon, olla piisavalt hästi väljas. Ja räägid juba B2B-st nagu, eks ole? Mõlemat, et on selles mõttes ikkagi jällegi selleks, et saada endale jällegi seal ketis mingi hea positsioon toodetele, aga seal on jällegi hästi palju on ikkagi ka suhetes, suhtluses on nagu kinni, et seal sellest inimesest, sul võib olla ükskõik kui hea toode, aga jällegi oluliselt vähem atraktiivsem toode võib olla poodides palju silma torkavam kui väga tuntud toode, et sellegi väga palju ikkagi sõltub nendest inimestest jällegi, et eks ma arvan, et selle varem oli see rohkem paindlikult, täna pannakse väga palju kuskil peakontoris paika, et kui palju täpselt riiulipinda mingi toode, bränd saab ja nii edasi. Varem oli see kindlasti oli see rohkem seal sõltus sellest kohalikust ostujuhist ja müügiesindaja läbisaamisest, et kui hästi see kuskil väljas oli näiteks. No sul oli, eks ole, kas vist oligi pärast vahetult Sportlandi lõppu oli see Fatburneri üks aasta on ju, ma mäletan, minuga ka räägite, siis ma nagu ma mõtlesin, et ma ei ole üldse selline tüpaaž, et ma tahaks välismaale minna ja sellist nagu lüket teha, eks ole, et seal taga oli see Margus Reinsalu. Jah. Ja ma mõtlesin, et kui ma lugesin, et sa võtsid selle vastu, mõtlesin, et et kui keegi, siis üldse sina võiks seda nagu teha, et seal ma mõtlen ka, et kuna sa rääksid, seal on ka nagu jaekaubandusse tuled täiesti nagu nullbrändiga omaette nagu huvitav toode oli, kuigi nagu jällegi minu jaoks nagu huvitav, et nad ise ju tegelikult seda toodet ei tootnud, et nad võtsid nagu välismaale selle brändi enda jaoks nagu arendamisse, et see oli nagu selline nagu huvitav ekspansioon, eks ole. Mul oli ka seal päris huvitavaid nagu linke ja taustaks oli loomulikult see, et ma olin sellise jaetoote jaariga tegelenud, et ma kunagi olin seal Mobeki all ka, Mobek hakkas müüma Saaremaa vett, siiamaani väga populaarne ju toode, ma olin ka siis Mobekis, olin nagu ka Saaremaa veenööl siis brändijuht selle hetkel, mul oli selline joogi kogemus juba päris hea olemas sellest ajast. Teine asi tegelikult, et kui Fatburner tuli Eestis turule 2004 aastal, siis Sportland oli esimene jaekanal, kes seda müüs, et tegelikult Sportlandi poodis läks ta kõigepealt müüki, mul oli sealt see link olemas, ma olin päris palju seda Fatburnerit läbi Sportland juba turustanud
ja minul oli see hetk, sportlane sai 7 aastat sai täis, et olin näinud ära need hetked, kus sportlane täiesti kontor, mina läksin 4-5 inimest. See kasvas koos siis Sportland Grupiga, kasvas ühel hetkel läbi 2 korruse, oli ma arvan 120 pluss inimest. Ja te olite ühest turust, olid nagu sisuliselt mindud, noh, seal oli ju läbi Baltikumi, aga nad läksid ju kaugemale Ukrainasse. Kokku 6 riiki, Baltikum, Venemaa, Ukraina, Soome ka. Et väga erinevad riigid, väga erinevad turud, noh ongi jällegi, et üks päev pidid siis mingi protsessi juhtima Ukrainas Odessas, järgmine päev Helsingis, et see oli see kontrast oli nagu inimeste kultuurist taustas mentalitees nii suur, et see oli nagu enda jaoks ka vahepeal pidid ikkagi nagu korralikult ikkagi lülitama nagu mingi teise režiimi peale, et mis jutt sa kuskil pead rääkima ja millest keegi kuidas aru saab. Et see oli päris huvitav, jah, meil oli kokku ju üle 170 poe, et ja mingi hetk, kus oli tohutu laienemine, et me iga nädal just avasime ühe poe kuskil riigis, ühe uue poe. Ja need ei ole ju mingid väiksed 100-ruudused poed. Ei, no need pigem ikka 300 pluss ja kuni 1000 ja rohkem, et see oli päris meeletu ja meil oli need üks asi, et oli need sportline poed, et meil oli, selle hetkel oli neid erinevaid jaekontseptsioone 11 erinevat. Lisaks seal netospordid. See mõtled nagu brändi story'd ja kõik. Just, kõik nagu Nike poed, Timberlandid, erinevate brändide, monobränd poed, et kokku 11 erinevat jaekontseptsiooni, mida siis mina pidin ka siis enda turundustiimina juba siis ka grupi nagu turundusjuhi kohal liikudes nagu turundama. Ma kõrvalt nagu kogu aeg olen vaatad, vaata nüüd sa oled tegevjuhi ametis olnud ka juba pikalt, et sellised ekspansioone, minu meelest on see kõige suurem küsimus cash flows, kuidas sa nagu ära majandad selle sama asi, et noh, et üks on see, et sa kogu aeg ehitad ju pindu, on ju, need on kõik ju nagu kallid asjad, eks ole, ja sellel hetkel ei tule ja noh, seda nagu ütleme, puslet kokku panna on palju raskem, et noh, eks me kõik ju mäletame, et ega seal piisas sellest, et tuli veel seal masu ja ka läks keeruliseks, et ikka ongi sportline väga-väga keerulised ajad, erinevad stsenaariumid ja kuni selle välja, et siis ühel hetkel ainult muud varianti, kui tuligi siis 60% ettevõttest ära müüa, mis nüüd tänaseks on ringi jällegi tagasi, kus on taaskord siis tekitab igavesed probleeme. Vaieldakse seal. No, ma tahan korra seda küsimust, et kui sa nagu muidu te eksportturgudel käisite, sul see kogemus oli olemas, aga noh, nüüd selle Fat Burneriga sa sattusid nagu, noh, mõnes mõttes ei olnud niisugust organisatsiooni taga, oli ju väga piiratud need ressursid, on ju. Võib-olla oli tahet, võib-olla oli ka mingit raha esialgu, aga olid ka ootused päris suured, on ju. Kuidas oli minna nagu, noh, tegelikult täiesti tundmatu tootega, täiesti võõrale turule, keegi sind ees ei oota seal? Väga äge kogemus, väga palju õppetunde ja tegelikult jah, see ainult aastaseks lihtsalt, kuna erinevate põhjustel see asi ei katki, aga jällegi, mis minu jaoks oligi see, et mul oli 7 aastat sportnis olnud, kõige keerulised ajad üle elanud ja juba oli selline stabiliseerumine ja hakkas juba minema taas nagu nina ülespoole. Ja ma ühel hetkel tundsin, minu jaoks oli ring täis, ma teadsin täpselt, mida homne päev toob, ma teadsin täpselt, jälle hakkavad need samad kampaaniad, samad tegevused, et ei olnud enam sellist nagu igapäevas sellist nagu adrenaliini või sellist väljakutset. Tegid oma sellist rutiinset tööd ja ma sain aru, et noh, nüüd on see ring täis, kuigi organisatsioon on väga äge, ma siiamaani sportlaniga on ülitihedalt seotud erinevad tasanditel. Ja kui see pakkumine tuli, siis ma nägingi, et oligi täpselt minu jaoks õige hetk, et minna Eestist väljapoole, minna kuskile riiki, kus ei ole mitte ühtegi kontakti, mitte mingit kogemust ja kus on ka, ütleme, see keel on väljakutse, et ikkagi Hispaanias ka 95% elanikest räägis inglise keelt. Et ma tundsin selle hetkel, et see on mida sellist, mida ma tahan teha, ma tahan proovida. Mis sa enda kohta õppisid seal, selles situatsioonis? Eks väga palju, et eks ma läksingi sinna, kui sa Eestis ongi nagu noh, ütleme 1-2 telefonikõnet, sa jõuad ükskõik kelleni, siis seal sa oled nagu 6 miljonit inimest, kes Madriidi ümbruses elab. See on mitte keegi. Noh, jälle mitte keegi tea sind, sul oli ühte kontakti, kuhu helistada. Ja kuidas siis saada seal jalg ukse vahele, kuidas saada kohtumised, kuidas sõlmida mingid kokkuleppeid, jällegi minnagi siis mingi tootega, mis on kuskilt Eestist pärit ja siis üritada seda müüa, et see on nagu üks väga hea toode on ju. Ja mis oli ka nagu noh, selle toote ju põhiline argument selle hetkel oli see nimi ju, Fat Burner. Rasvapõlet ju. Just, ühel hetkel, mis noh, Hispaaniast jõudis väga kiiresti aru, jällegi riigis, kus 95% ei räägi keelt. Et see ei ole mingi argument. Nende jaoks oleks võinud see nimi olla nipitiri. Keegi saanud sellest aru, sa võid hakkama ikka nullist seda seletama.
et see tegi selle väga-väga raskeks. Noh, õnneks me ikkagi saime päris kiiresti seal päris palju uksi, kuhu müüa, aga jällegi üks asi, et sa võid sisse saada oskusliku müügitööga. Peab liikuma ära ka. Kuidas Hispaanias nüüd saada see, et see inimene sealt suurtes El Corte Ingles'des supermarketist leiab selle ülesse, ostab selle ja hakkab meeldima ja tekib püsitarbija. Ja Fatburniga ka nagu, see nagu väljakutse oli lihtne, või eesmärk, et müüa iga elaniku kohta riigis üks pudel jooki. 6 miljonit. No ütleme Madrid, aga Hispaania 40 miljonit. Noh, niimoodi ei tundu ju utoopne. Ainult üks pudel aastas, ühe elaniku kohta, lihtne ju. Aga jah, et juba müüa siis 6 miljonit Madridi aastas või 40 miljonit Hispaaniasse, et see oli juba hoopis teine nagu next level. Kas see oli sul endal püstitatud eesmärk või? Ei, no ta oli põhimõtteliselt oli selline üldine target pandud selline, et selleks, et öelda, et kuskil riigis nagu saaks öelda, et see tootemüük või toode on edukas, et see oli selline target. Vaata, sul on varasemast, pärast hilisemast praegusest hetkest ka täpselt samasuguse situatsioonis oled, et sul on omaniku ootused ja need ootused võivad olla nagu majanduslikult põhjendatud isegi, aga tihtipeale on nad nagu väga utoopilised oma olemuselt ja väga palju õnne peab ja tegevust peab olema selleks. Et kuidas sa selles suhtes suudad hakkama saada, et siis sa lähed tagasi ja ütled, et jaa, me nagu arvestasime, et selleks ajaks me oleme nii kaugel, aga me ei tea, miks me oleme seal praegu, me peame veel võtma mingisuguseid lisainvesteeringut tegevusi. Kuidas sa selle suhtega hakkama saad? Sest see on nagu teistsuune suhe veel, eks? Mul on kuidagi niimoodi olnud, mul ei ole kunagi olnud, mul ei ole nii sellist situatsioonid olnud, et omanikel on mingid ootused, ei oleks suutnud neid ootused täita. Ja pigem ikkagi alati on õnnestunud need ootused täita, vähemalt see, mida mina olen saanud mõjutada või juhtida, pigem on isegi need ootused on õnnestunud ületada ja tihti ma olen ise pannud endale isegi veel suuremaid eesmärke, kui on pannud omanikud. Nii et samamoodi ka seal ja Fatburniga ka, et see oli pigem selline lihtsalt selline nagu target, et me saime väga kiiresti, saime väga paljus kettidesse, üks oli Hispaanias, aga näiteks me liikusime ka väga jõuliselt Skandinaaviasse, Rootsi. See on ka üks väga nagu ka huvitav õppetund siiamaani, et selline case study, kus me tegelikult leidsime Skandinaaviast väga tugev partneri, tegime esimene delivery oli 1 miljon mudelit Rootsi Coop-poodidesse. Samal hetkel sõlmisel lepingud olime, siis samal hetkel toimus Rootsis käsipalli olime selle suurtoetajad, tegime lisaks palju teisi aktiviteete, nii et põhimõtteliselt me uputasime Rootsi Coop-poed Fatburni alustega üle, igas poes oli väga heas asukohas Fatburni alused, väga tugev turundus taga, promotsioon, degusteerimised, asjad. Aga mis juhtus oli see, et Fatburni reservimise aeg on ainult 6 kuud. Ja juhtus see, et see 1 miljon pudelit, et sa ei saa jõuga nagu inimeste tarbimisharjumust muuta, eriti kui natuke keerulisem toode ka, tegemist on lihtsalt veega. Kus pead natuke seletama inimestele, et mis see on, mis see teeb, kuidas see mõjub, tekkima mingi usaldus. Ja juhtus see, et ühel hetkel oli reservimise aeg hakkas lõppema, sul oli endiselt seal mingi 7-8 tuhat pudelit poodides, küsimus nüüd saab, kes on selle vastutuse võtab. Sest poed ütles, et tähtaeg kukub, et palun vahetage ringi ja võtke tagasi ja siis sealt jooksis asi kokku. Et see näitab ka, et tegelikult, et ei ole alati niimoodi, et sa lähed tohutu nagu siis mastaabiga, tihti mingid toodete puhul see töötab. Aga jälle sellise Fatburni puhul see nagu... Kas seal minu meelest ikkagi ei olnud ka see, et kuna tootmist ka enda käes ei olnud, et seda võeti omakult allhankena, eks ole, see teeb ka asja nagu keerulisemaks. Ta ei olnud päris nagu ütleme, tootmise ja selle taha kindlasti mitte midagi jäänud. Et ta oli ikkagi siis siiamaani tootis siis, mis iganes tänane nimi on, oli Liivi ja Liis, Holstres, Aivi Sohtla siis, ja pigem ega ta ikkagi nagu, jah, ta keegi teine tootis nagu, aga see on probleemiks. Et tegelikult kogu see läinud kunagi nii suureks, et ei oleks jõudnud siit Eestis toota ja tarnida. Eks loomulikult oli kunagi plaan, et kui ikkagi need mahud kasvavad juba veel suuremaks, et siis ikkagi on vaja mingit tootmist, kas siis Hispaanias või mujal Euroopas, või kui minna USA turule, et siis on kindlasti vaja tootmist USAsse, nagu et USAs juba puhtalt selle pärast, et USAs juba jällegi sul on väga paljud komponendid seal, mis on Euroopas lubatud, seal ei ole, sa pead asendama teised komponendid ja USAs on alati, et kindlasti on parem müüa toodet, mis on seal toodetud. Ühesõnaga, kas sa ütled seda, et põhimõtteliselt isegi kui kõik on olemas, et tegelikult see
tarbijate usalduse võitmine on nagu pikem protsess ja tihtipeale see ring lihtsalt ei tule kokku, sest see on majanduslikult jube kallis, eks ole, et isegi kui vahetaks välja kõik selle, sa pead ju kõik selle ära kuidagi utiliseerima ka veel ja et see on lihtsalt nii kapitalimahukas asi. Küsimus ongi, kes seal lõpuks vastutuse võtab, kes see kinni maksab. Et see ikkagi selline 7-8 tuhat toodet, mis sa oled viinud poodidesse, tuleb kokku korjata ja ringi vahetada, et see kõik on ka kulu ju. Et oleme tootust, lihtsalt kuna Fat Burner ta on ikkagi piisavalt selline keeruline toode, et jällegi, et see inimene saaks aru, et mis see kasuefekt on, mis ta annab, see võtab aega, see ei juhtu, mingi vesi on, vahetal energiajook, et sellel Red Bull on ju puhas turundustoode on ju. Et selle kindlasti on lihtsam, aga ma arvan jällegi, et ühegi brändiga pole võimalik, et 6 kuuga saavutada nagu sellist usaldust ja suurt edu. Võib-olla aastaga oleks jõudnud, aga lihtsalt aeg sai otsa. No siis tuligi Saku Suurhall, jah, ma eeldan, või oli veel midagi vahel? Ei, vahepeal oli veel üks huvitav aeg tegelikult, et siis saigi aasta umbes selle Madridis täis, et Margus Reinsalu siis, mis see tausti plaan oli see, et ta samal ajal oli ju suur kinnisvaraarendus Marokos. Oligi plaan, et me ju valmistame erinevad turg ette, USA-sse minekud edasi, kõik ette valmistatud. Ja oligi plaan, et kui see Maroko kinnisvaraarendus saab tehtu valmis, need saab müüdud, seal tekivad vahendid, mis suunatakse Fat Burnerisse, et tegelikult siis minna hästi jõuliselt üle maailma. Aga läks teistmoodi, et need kahjuks see Maroko arendus ei valminud kunagi, et siiamaani inimesed on need kuskil need pooleli valmis heitsed seal. Ja siis sai see ring täis, et tegelikult siis Fat Burneri raamat sulgus. Ja samal ajal siis Sven Nutmaniga, kellega ma olin ka siis Sportlandis olnud koos, et Sven oli vahepeal Sportlandi eest tegevjuht, mina olin juba küll grupitasandil, aga puutusime kokku, siis mingi aeg siis Urmas Sõõrum oli ära müünud kunagi ESS-i siis Falgile, Falgist omakorda sai Genilis, Urmas seal mõnda aega see turvaäriga ei tegelenud, aga siis mingi hetk tundis, et ikkagi võiks jälle tegeleda. Et ta oli ostnud omale siis sellise turvaettevõtte nagu K-grupp, see suht tundmatu. Ja kutsus Sveni seda K-gruppi siis nagu üles ehitama turudel tooma. Ja Sven siis minu käest uuris, et oleks vaja ühte tugevat turundusinimest, et jälle kuidas see K-grupp siis päriselt nagu siis ikkagi siin Eesti turul atraktiivseks muuta. Ja siis ma sain selle erinevaid soovitusi, Sven kohtus ja siis mingi hetk ütles, et ükski ei ole see nagu, et mul oleks ikka sinu sugust vaja. Ja mul oli täpselt see, et kus mul siis see Madridi projekt sai läbi ja siis jõudsime sinna kohta, et okei, ma tulen, aga ma läksingi seda ettevõtte turul tooma, pigem ma läksingi selle mitte pika perspektiiviga, pigem minu jaoks oli hästi huvitav väljakutsu see turule toomine ja käima lükkamine. Ja tulin Eestis tagasi ja siis tükk aega murdsin pead, et ikkagi sellest imeloomast K-grupist, et kuidas sellest ikkagi mingi atraktiivne bränd teha, mida siis turule tuua. Ühel hetkel sain aru, et jällegi, et kunagi ESS Security oli üks tuntume kaubmärk, nagu Kalev ja mis iganes. Aga Urmasel ju samal hetkel oli ju veel aktiivne bränd oli ju, tegutsusbränd oli siis Ukrainas, oli siis USS Security ehk nagu Ukraine Security Services. Ja kui ESS Security siiamaani kuulub siis kaubmärgina GLS-ile, siis USS Security kuulus Urmasele ja mitte midagi ei takistanud seda USS-i kaubmärki Eestis turule toomast, mis nägi ju ära vahetum sarnane ju ESS-iga. Hea, et sa ütlesid, et Ukraina on, et sellepärast, et nagu linnalegendid pigem rääkisid, et see on Urmas Sõõrumaa Security, eks? Ütleme, mis seal taustal ei ole see. Ma nägin näiteks, me saime väga kiiresti kokkuleppe, et jah, et pigem K-grupi asemel tuua siiamaani, selle hetkel väga tuntud ikka just nagu see bränd ise, see vapp ja kilp ja me story me mõtlesime välja sellele, et see on siis mitte Ukraine, aga on United. Kuna Urmas ostis seal ka siis Ristisäri ja teisi turvaettevõtteid kokku, et see on United Security Services. Ja kui isegi Urmas alus ütles, et ta ei tahaks olla nagu frontis, et tahaks olla taustas, mõtlesin, see pole võimalik. Et see ongi see turvateenus on ka selline usaldusteenus. Ja sul on nii, nagu ongi turvateenuse müümisel on nii usaldussaarne taust, et kui see USS Security turva tuua, siis igal juhul see peab olema sellest nagu väga konkreetne võrdusmärk Urmas Sõõrumaga, eriti kui see on veel selline vana legendaarne siis bränd.
ja õnneks oli nõus, siis panime seal kohe, oli meil pressikonverents, panime siis Urmas Sõõrumaa, Sven Nuutmann, Indrek Sepp, siis kõik võtmeisikud kollase lipsud ette laua taha, tuli väga jõuliselt turule ja noh, loomulikult, et seda oli väga raske oli hiljem kellegi seletada, et see on United Security Services, selge, et see oli kohe võrdusmärk Urmas Sõõrumaa security või mis iganes. Selle üks konnotatsioon oli sellel uss, et kas see oli nagu hea või halb, kui tagantjärgi mõtlema? Ma arvan, et see ei olnud nagu otseselt, ma arvan, keegi samastanud seda ussiga nagu, et see oli ka nagu põneva historialise taustal, et tegelikult see domeen uss.ee, see oli registreeritud seal kellegi teisele ja küll me nägime selle vaeva, et seda domeeni kätte saada, selle mõttes lasin ka seal mingitel tüdrukutel selle kontakteeruda, et me siin mingi Eesti usside kuskilt kaitseseltsist ja meil tahaksime väga teha Eesti ussidele mingi oma lehe ja äkki saaks võimalikult see sümboolse tasu eest selle ikkagi endale ja aga põhimõtteliselt jällegi me lõpuks saime õnneks seda domeeni registreeritud pikendatud võin öelda, tagantjärgi võin öelda, et meil olid juba autok levitud, trükitud, kõik ette valmistatud, me saime selle uss.ee domeeni kätte paar päeva enne pressikonverentsi. Aga kui ei oleks saanud, mis siis oleks saanud? Ei tea. Sa läksid riski ei tahtnud selle stsenaariumile mõelda, see ei olnud optsioon ja õnneks saime selle kätte, nii et jah, seal ütleme jällegi päris huvitav, nagu siis jällegi taustalugusid, et mismoodi see domeen õnnestuks kätte saada ja kuidas kõik ettevalmistused tehtud ja mis oligi oligi huvitav jällegi olukord, kus meil ennem olime ikka seda K-gruppi ju samamoodi eelneval me ikkagi üritasime, ka müüsime ja ikka päris jõuliselt ja üks öö läks mööda, järgmine hommik tuli välja USS-iga ja kui K-gruppi oli üliraske müüa, järgmine USS-i mingi küsimust. Vaata, mis on huvitav, et brändil jõudu, eks ole. Absoluutselt, brändil selle taga inimestel ja see näitab, et brändil, eriti kus sa müüd nagu sellist teenust, eriti kus sa müüd sellist usaldust, turvatunnet, et seal on brändil ülisuur jõud. Ütlen ka selles mõttes, just ka see, et kes on see brändi taga, need persoonid või inimesed, kui usaldusväärsed nad on. Et see jah, ühe hetkega oli niimoodi, et meil järgmine hommik oli pea pressikonverents, oli siis telefoni punane ja kõik tahtis tulla USS Security nagu siis valvesse osta USS Security turvateenust. No see on tegelikult üldse fenomenaalne olukord, et ta ehitas esimest korda tululiidi, müüs maha. Muuseas, ta minu teadest ei tulnud kohe sellepärast, et seal oli teatud konkurentsi piirang, eks ole, mingi ajane, eks ole. Ja ta tuli teist korda ja täna on sellele, eks ole, rebränditud Fooruse, mis on ka Urmas Sõõrumaa seal sees, eks ole, aga et ta on suutnud tegelikult täiesti sama taseme, ma isegi ei tea, kuidas need turuosad täna nagu lähevad, ta on palju raiemaks läinud, et 2 korda suutnud nagu nullist teha niisuguse asja. See on võimas, aga jällegi see näitab jällegi, et siin eriti Eesti turul on see võimalik, et ja täna ikkagi G4S peaks olema endiselt ikkagi turuliider, aga kindlasti Foorusel on suur turuosa ja ma arvan, see kasvab, nii et eks seal jällegi kohalikul turul, kui sul on ikkagi omanikud, juhid, on kõik koha peal, siis see on kindlasti konkurentsi eelis jällegi taaskord sellise teenuse müümisel ja selle teenuse, kus on hästi oluline roll on usaldusel. Kas sa seal ka olid selline nagu, et katsetasite palju asju või pigem oli juba nagu tasasemise? Pigem katsetasime ka jällegi, kes ju Sven Nuutmanni teab, ega tema on kindlasti see, et pigem nagu tahab ka teha selliseid hea mõttes hullusi, igal juhul proovida mida sellist, mida varem ei ole tehtud, teha kiiresti ja hästi jõuliselt laieneda, et see oli ka ikkagi korralik selline nagu selline karussel ikkagi, et jällegi Sveniga võin öelda samamoodi, et väga sarnane DNA ja Sven ka just Sveni puhul ka just hästi kiire otsustamine, hästi jõuliselt edasi liikumine, et see on kindlasti see, mida mina nagu väga hindasin ja mida ma ise ka juhina üritan nagu siis järgida. Nii et jällegi me suutsime jällegi siis Sveniga sellise tandemina ikkagi väga kiiresti seda turgu võtta ja seal ikkagi väga kiiresti saavutasime seal 2% turuosas seal mingi 10% turuosa, et see oli ka väga huvitav aeg. No ja siis?
ja siis tuligi see Suurhalli aeg. Ja ma lugesin selle kohta, et sa kirjeldasid just Äripäevas seda, siin hiljuti oli artikkel, et kuidas tegelikult sa ikkagi konkureerisid. See oli minu jaoks üllatus, ma eeldasin, et nagu seal olid omanikud, Eesti omanikud, et võtsid siis kellegi kaudu ühendust ja otsisid, aga et oli vastupidi. See oli see case samamoodi, et seal jällegi, et ikkagi sellel ajal ka veel oli Eesti Ekspress ikkagi töökulutus mõttes ikkagi veel hinnatud koht, et ka oli jällegi taas kuulutus Eesti Ekspressis, otsime tegevjuhti ja loomulikult Oliver Ruudat ma ju teadsin juba pikka aega ju olime tihedalt suhelnud. Ja ma nägin seda kuulutust ja siis ma tegelikult nagu ikkagi Oliveriga enne konsulteerisin, enne kui kandideerisin, aga me leppisin kokku, et mõistlik ongi, et ma kandideerin. Et teen selle protsessi läbi, et seal juba olid seal teisi kandidaate ka ja pigem ma ise ka alati eelistan seda, et pigem ma läbin konkurssi, kandideerin, see on kõigil, et mul endal on kindlustunne, et see on minu jaoks nagu õige koht ja samamoodi, et ka see, kes sind värbab, et tal on kindlustunne. Sest et jällegi, et muidu see, et jällegi, et tore poiss küll Tarmo on ju, et võtame siis tööle on ju, aga võib-olla jällegi pärast selgubki, et mingi põhjusel ikkagi sobi on ju. Tead, seal oli, ma arvan, et taustas, kuna ma olin seal nagu juures, et taustas oli vist see, et kuna ikkagi Marcelliga nad koos tegid, siis oli rohkem selline, et ei ole nii, et üks lihtsalt otsustab ja nii on. Ja teine asi, mis ei olnud otseselt nagu sinuga seotud, aga mis oli päris paljudega, oli see, et vaata, et jah, sa oled olnud turunduse peal, ka mina, aga küsimus on, et kas tegevjuhi ametis, et kas saab hakkama, mitte, et mõnes mõttes ma arvan, võib-olla see on ka see nagu teema, et käia läbi ja arutada natuke seda teemat. Palju asjad kokku, ma arvan, et üks asi jälle, kui me võtame Sportlandi, ma olin kogu grupi turundusjuht on ju, et siis ütleme see Sportland kogu grupi turundusjuht, ma arvan, see vastutuse ja selles mõttes on võib-olla kordades suurem nagu kui nii mõnegi ettevõtte tegevjuhi koht. See on tõsi, aga sul on tausta jõudusid ja kolleege on nagu selles mõttes rohkem. No sa selles mõttes ei kahelnud kordagi, et sa lähed tegevjuhi koha peale? Ei kindlasti mitte, jällegi minu jaoks ongi, olime 2 aastat olin siis USS-is, jällegi oli juba saavutanud see stabiilsuse, arvestada turuosa ja see minu jaoks on igapäevane turvateenus on nagu siis müük või see äri nagu oli, nagu ei olnud jällegi selline väga selline seksikas või selline, kus ma nägin tohutult. Pigem stabiilne, eks ole? Pigem stabiilne ja selline suhteliselt konservatiivne ikkagi ja pigem ma nägin, et tahaks teha midagi muud. Tundus huvitav, eks sellegi sportinde ajal üldse varasemalt, et kogu selline, üks oli seal ka sellises Saku Suurhallisse spordi pool, mis oli minu jaoks väga huvitav ja teine selline üritus, kogu korraldus, see maailm ka teed minu jaoks, eks ma olin seal kokku puutunud ja tundus huvitav ja teisest kuidas mul nagu tekkis kohe hästi palju nagu endal mõtteid, et mida teha võiks. No see oli nagu huvitav koht, kuhu sukelduda, et paljud võib-olla ei oleks tahtnud, sellepärast et Suurhall nagu oli ainult meedias kogu aeg, kuidas oli raha puudu ja kogu aeg on pankrot ja ega see lõpuks ju Oliver ja Marcel otsidki nad ju tegelikult sealt pesast nagu välja, eks ole, selles mõttes, et mitte otseselt pesast, aga et need naenud olid ikkagi juba hapud, eks ole, on ju. Ja see tähendus ju tegelikult igapäeva rannimisse, ega seal nagu elu väga enam ei olnud, on ju. Ma mäletan boksi omanikud, on ju, et neil polnud seal väga kuskil käia, et ei olnud midagi väga. Eks ta jälle huvitav, et ma loomulikult see olukord, mis ta oli, et ega ilmselt ei ole väga palju inimesi, kes tahaksid olla sellise ettevõtte nagu siis juhatuse liikmed, võttes vastutus. No aga mis sul, kui sa ütlesid, et sul palju mõtteid oli, et kui sa vaatasid kõrvalt, mis su esimene nagu siuke päästeplaan oli, et kuidas sellest jamast välja saada? Pigem, mis ma sain väga kiiresti aru, oli see, et see on nagu jällegi, ilma ei taha kellegi nagu liiga teha, aga seal natuke oligi see, et kunagi oli see Eesti suurim areen, Saku Suurhalli avatud, natuke oli ikkagi selline attitude, et meil on vinge areen, tulge korraldage. Et sellist aktiivse müüki, et ise mõelda, et mis üritusi ja keda tuua, et tegelikult on see, et sa pead ikkagi ise aktiivselt müüma, isegi justkui, kui sul on mingi ainus unikaalne koht, alati on alternatiive. Üks alternatiive seal lokatsioonis, et Eestis, ja alati on alternatiive eriti suurte ürituse puhul, et minna Lätti, Leetu, Soome kui iganes. Et ikkagi üks suund oli kindlasti see, et ma hakkasin ise tegema väga aktiivse müüki, hakkasin ise otsima võimalusi nii Eestis kui mujalt, et kes võiks tulla ja tahaks korraldada. Hakkasin ise nagu siis tooma sinna mingid alternatiivüritusi, mida tihti võib-olla nagu ei tundunud, et Saku Suurhall võiks olla see koht. Hakkasin ise võtma siis paljud ürituste puhul kaaskorraldaja rolli. Nii et selle sama aga võtsid ise nagu riske mõnes mõttes? Võtsin ise riske ka, aga ma nägin jälle, ikka nende seid üritused, mis ma uskusin, et see risk õigustab ennast. Hea näited on kas või näiteks Eesti muusikaauhinnad, jällegi. Aasta kõige tähtsam muusikasündmus, tiitlite mõttes ka varem toimus erinevates kohtades.
jällegi siis korraldajal ei see väike nagu selline nagu see järgmine samm, ei julgenud see järgmine sammu teha, see riski võtta. Ma teadsin jällegi nagu, mida ma ka hästi palju pidin tõestama, et see juhtubki, kui sa teed seda sammu, tuled Saku Suurhalli, siis kohe või turg juba nagu teadlikult ja alateadlikult arvab, et see on midagi nüüd palju suuremat. Võtsin see riski ja teid juhtuski ja kohe see populaarsus tõusis, huvi tõusis, õigust ennast. Täpselt sama lugu oli Eesti Lauluga. Üritasin aastaid saada Eesti Laulu, Saku Suurhalli, ERR arusaadavalt ei tahtnud väga suuri riske võtta, ei olnud seda julgust, ütlesin, davai, ma olen ise võtan 50% riski, tegime ära ja samamoodi. Sa teid sinna palju asju, teid sportlaste aasta selle ürituse, Password on mitu korda seal olnud. Passwordid, asjad, et samamoodi iga asjaga ma läksin, ise võtsin, kas ma võtsin siis ka nagu riski vastutuse, või ma ise panustasin väga palju, istusin põhimõtteliselt nagu korraldada koos toolile, hakkasin nagu mõtlema kaasa, et kuidas see üritust just Saku Suurhallis oleks edukas. Aga ma mõtlen seda, et tegelikult Suurhalli rannis tegelikult professionaalne juht, eks ole, kes selle valdkonnas oli, et ta läks, ma ei tea, kas ta on siiamaani just siin nüüd Alexela kontserdmajas. Aivar oli, et oli veel ennem, et seal vahepeal oli veel üks tegelikult juht. Mina ei läinud kohe veel Aivarit. Ma mõtlesin Aivarit, et tegelikult selles osas tegelikult oli professionaalsus nagu tagatud, ja nüüd sa tegelikult tulid, sul ei olnud nagu otsest kogemust üldse selles valdkonnas, et kindlasti nagu turundajana me mingid üritusi ju tegime, olime kaasas asjadega, eriti teie kindlasti oma selles, aga kus sa võtsid selle, ma ei ütle nagu julgust, aga selle kompetentsi, et nüüd, või kas see tekkis nagu läbi töö, et sa lihtsalt hakkasid tegema ja mis sa siis ikka ja õppisid ja tegid vigu või? Jah, pigem ega samamoodi juba sportlanele ka varem, et samamoodi sportland toetas väga palju ise üritusi, Eesti suurimaid üritusi, vahetan ka spordi või ka muusika, mis iganes üritused, sportlandi ajal me ise hakkasime näiteks Kõrvemaa mingi 4 üritusi korraldama, nii et seda ürituskorralduskogemust või seda nagu oli, et kas või seal Live Nationiga lauluväljakul mingi Metallica kontserdid, kus me olime seal suur toetajad, tegime seda et sa lihtsalt nägid ka kõrvalt, eks ole? Hästi palju nägin kõrvalt jah, et mismoodi võiks, saaks, peaks tegema, võtsin see riske, et oleks siis korraldajal nagu julgus, hakkasin kaasa mõtlema, nii et see jällegi õnnestus edukalt muusikaauhinnad ära teha, see ma tohin muusikaauhinnad. Aga see on selles mõttes nagu huvitav, et vaata, samamoodi mina olin ju turundajana, tegin igasuguseid ratsavõistlusi ja ma mäletan, et me alustasime ratsatamise toetamisega ja siis oli veel niimoodi, et ei olnud neid kobasid, eks ole, mille pealt lihtsalt see takistus pulk maha kukub, Eestis ei oldki, siis ma pidin sebima neid üleüldises mõttes, et räägid, siis mõtled küll, et turundus, et tulid nagu tegema šokolaadi reklaami, aga tegelikult ei tea, mis asjadega. Jällegi selleks, et sinu bränd, millega sa oled seotud, et see üritus oleks võimalikul heal ja kõrge tasemel, sa pead ise sinna nagu ka minema sisse panustama. Et see oli mõnes mõttes sinu jaoks ka see julguse koht, et sa olid tegelikult juba nagu näinud, ja siis aastatega siis hakkas tulema sul see kogemus, sest iga, ma arvan, üritus annab tohutu kogemust ja pagasi. Ma arvan, oligi hea, mul ei olnud see tausta, ma läksingi täitsa ilma nagu täitsa värskete mõtetega ja ma usun, nagu turule kõigi partnerite jaoks oli see mida värsket nagu et jällegi keegi tuleb nagu mõtleb nii moodi ja nende jaoks oli ka see üllatav ja hakkasime siiamaani, näiteks on sai ellu kutsutud selline formaat nagu jõulugaala, ehk siis siiamaani väga edukas, just, siiamaani väga edukas, algus oli ka kõigil, mis mõttes, et ma ei lähe ju kellegi teise ettevõtte koos ju jõulupidu tähistama, see ikka nii privaatne ju. Aga jällegi, et esimesed aastad keerused, siis ühel hetkel avastati väike ettevõte, mis juhtus see, et esiteks ülilihtne, sa ütled, et palu mulle 2 lauda, maksa raha, ja on tunne, et on nagu õudne pidu, eks ja sul on Eesti parimad A-kategooria artistid, Anne Veskid, Nublud, Nöpid ja keda iganes sa ainult soovida julged. Väike ettevõtte elu sees ei saaks enda sellist artisti lubada. Ja üksteised saab väga vinge nagu programmi, väga heal tasemel cateringi, kõik on sinust tehtud, aga jällegi hästi suur väärtus, mis tekkis, oli see, et selline siis ettevõtete omavaheline suhtlus, sotsialiseerumine ja ka hästi sellisel isiklikul tasandil, väga tihti ettevõte on spetsialiseerunud, jällegi utreeritud näide, aga autoremondi töökoda, kus valdavad ikkagi mehed ja õmblustöökoda, kus valdavad naised. Tulevad meeste laud, naiste laud, ühes lauas saab vein ennem otsa, teises viin, hakatakse maha suhtlema. Sa tegid jõulutinderid siis. Läheb kiiresti juba järgmine hetk on tantsupõrandal ja meil on väga palju case'e, kus me teame, et sealt on leitud endale tulevane abikaasa, ühised lapsed
edasi, et selline, seal tekkis väga mitmel tasandil. Kuule, aga mitu aastat läks nii, et ta tõesti nagu toimib, kas oli esimesega kohe mitte, kas teisega, kolmandaga juba või? Eks seal ju seal kõik see, me ju tegin samamoodi läbi kogu selle ju nii-öelda pankrotiprotsessi ju, ta läks ju hoonestusõigus läks enam jaa, aga ma mõtlen just seda üritust, jõulugala, ma arvan, et see jõulugala ikkagi no ütleme nii, et ta ikkagi loogiliste sammudega iga aasta nagu järjest see teadmine kasvas ja ütleme, ma arvan, selline 2014 tegime esimest korda, 2015 oli veel keeruline, 2016, 17, 18, siis juba oli selline juba nii, ühesõnaga tegelikult hea näide sellest, kus tuleb anda aega natuke kindlasti, eriti jällegi täitsa uus formaat, mis on selline, alguses tundub selline nagu väga selline kummaline, aga ühel hetkel oli ju, tekkis ju tohutult turul ju kopeerijaid. Siiamaani on meil nagu, meie jaoks on ka jällegi on fine, et selline, loomulikult, kui on mingi formaat töötab, tekib alati neid, kes teevad järgi, aga jällegi nagu me väga hindame, kui on nagu siis korraldajad, kes nagu ikkagi kasutavad sama formaati, aga ikkagi paned sinna ikkagi oma täiesti mingi sellise stiili ja käekirja külge, aga seal tekkis väga palju, kes ühele põhjus, kui meie kodulehel kopeerisid nagu neid tekstid ka, programmi ka, vaid lihtsalt vahetasid artistid ära, ma jällegi loed kellegi kodulehte, et tunned selle enda lauseehitust ära ja nagu siis mingi väljendid, et aga need ettevõtted ka nagu need korra paar proovisid, et tegelikult see tundub lihtne nagu selline äri, tead on ülikeeruline. Palju kontakte ka, kellega pead nagu rääkima. Aga nüüd Suurel ise, see korraga mainisid nüüd, et millal sa tundsid pärast seda, kui sa võtsid, et tundub, et see on nagu jätkusuutlik ikkagi äri ja see jääb? No ma arvan pärast seda, kui jällegi kõik see omanikuvahetus ära toimus, et kui sai kõik selle vana taaga nagu kõrvale jätta, maha jätta, sai siis ainult keskenduda nagu sellele igapäeva tegevusele, et siis ikkagi juba seal ütleme 2016, 17, 18, et ütleme 2018 oli selline ikkagi selline kõige edukam aasta, ma arvan, et meil oli pea 130 erinevat üritust. 130. jah, et väiksed suuremad. Praktiliselt vaata, et kinnised avalikud. Ja. Et ma arvan, see on koormatud päevi, kui maja oli koormatud, oli mingi 250 ligi. 2/3 aastas sisuliselt. jah, kus oli siis, et ütleme koormatud tähendab seda, näiteks horse show on ju, kus siis on ettevalmistused ja pärast koristamised. Aga midagi muud seal teha ei saanud. Need koormatud päev oli 250. Ütleme siis sellel ajal ta ikkagi oli üks koormatumaid areen Euroopas. Et mis oli kellegi selle Eesti turu nagu võlu oli see, et mujal suurt riikes on iga asja jaoks oma spetsiifiline nagu siis koht. Messid toimuvad ikkagi konkreetselt messikeskuses, korvpalli jaoks on eraldi areenid, muusika jaoks on eraldi areenid, iga asja jaoks on eraldi nagu siis mingid venjud. Et Eest loomulikult meil ei saa sellist luksust enda lubada. Et siis tegelikult oli võimalik saada siis Saku Suurel katuse alla, et ongi, et alates avalikest üritustest, kõik kontserdid, messid, laadad, kuni siis kinniste üritusteni, korporatiivüritused. Väga palju tootsime ka sellist nagu üldse selline, et Saku Suures mööda minnes siis ei saanud aru, et majas meil toimub. Näiteks mingid suured nagu gamingu üritused, kus siis Saku Suure nagu suur stuudio, siia tuli maailma tippmängijad kohale, toodeti miljonitel live-pilti, et teed jällegi näiteks suvel juulikuus, kui siseareeni mõttes on low season, tegelikult jällegi me koormasime seda areeni ja tegelikult oli väga suur asi nagu sellest nagu maailmistes, aga keegi ei tajunud seda. Kuule, sina oled, mulle tundub siis pigem selline, et sa vaatad kõiki asju kui võimalusi, et sa ei ole siukene nagu probleemide otsija, eks ole, et et mis põhjusel ei saa mingeid asju teha, vaid sa proovid iga puhul vaadata, kuidas saaks teha, või on nii? Ma ei tea, mul isegi ei ole seda kuidagi, ma ei tea, mis asja, mingi see kiipi või see soont, et nagu ma pigem ongi, kes mingi vahest nagu siis tögatakse või mitte vahest päris tihti nagu sellepärast, et ükskõik mis olukord on, ükskõik kui mingi suur probleem on, siis ma alati tulen kõigepealt välja ikka mingi sellise statement'iga, et oskan igas asjas tuua mingi positiivse asja nagu. Et see on ütleme saatnud mind kogu aeg, ma arvan sama juba see sportlane, see can do on ju see mentaliteet, et alati saab, alati on võimalusi, alati saab hullemaks minna ja ma ütlen, et kui sul jalad on juba nii põhjas, et enam rohkem põhja ei saa vajuda, siis alati on võimalik hakata üles ronima. Kuule, aga palju inimesi ümberringi on sellised, kes näevad nagu probleeme pigem? Ma arvan väga, jällegi ma ei tea, kuidagi eestlased on omane see, et pigem kõik on halvasti, kõik on pahasti, see kui ole, see on nagu meil kuidagi mentaliteet on nagu ikkagi, et ikkagi kurat, ikkagi ei ole nii hästi, et ikka halvasti on ikkagi, kõik on halb, ikkagi ilm on halb ja ikka väga halvasti on nagu, et kuidagi
ma ei tea, eest omane, et ikkagi tahaks nagu, et oleks nagu, et ikkagi kannataks ja oleks raske ja kogu see orjapõlvest pärit mentaliteet, et siiamaani meil soontes ja veres. Kuule, aga räägi korra jooksmisest, et sa oled ju iga aasta nüüd käid kogu aeg maratonidel, ma vaatan, et nagu nii tubli, aga noh, ma saan aru, ma ei teadnud tegelikult, et sa vaata oled omal ajal nagu seda teinud, ma mõtlesin, et see on jälle mingi hilisem hullus tekkinud nagu mõnel on. Mina ütleks, et eks oled, ma ei tea, kas et mina ei soovitaks nagu väga hilisemalt niisuguseid asju ette võtta, kui sa ei ole nagu konstantselt kogu aeg teinud, vist on nii, on ju? No absoluutselt, et eks minul on ikkagi sport on olnud juba alates väga varast lapsepõlvest väga oluline osa, et olen teinud tippsporti ja Tallinnast tulles ma sain aru, et ma ei soovi tippsporti saada, aga tippsport on mis saata kogu aeg ja minu jaoks on see ikkagi igapäeva elustiili väga oluline osa. Aga ma tahan just sellest maratonist rääkida jooksmisel, on ju, et seal on täpselt nagu kõikides asjades, ettevalmistus on vist kõige suurem osa ja siis on juba see nagu, aga räägi mulle korra see läbi, eks ole, et selleks, et nagu maratoni joosta, on ju, mida see nõuab inimeselt? Noh, ma arvan jällegi, et ega sellegi, ta ei ole, et nagu see füüsiline sooritus ei ole nii hull, kui see võib tunduda, on ju, et ma usun jällegi hea mõttes, et iga inimene on võimeline maratoni läbima. Noh, loomulikult, eks mul endal ka neid ju sõpru palju, kes siin on hilises keskeas mõelnud, et nüüd ma hakkan tippsportlaseks ja on päris palju edu saavutanud, aga see on ikkagi oht ja risk, et sa nagu tekivad vigastused või teine asi on ka päris suur risk, et sul väga kiiresti tekib külastumus ja sa nagu lõpetad ära selle. Et aga no jumala eest loomulikult, et hea, kui ikkagi inimesed liigutavad, aga kuskil mõistkuse piirid. Aga loomulikult jällegi, et eks seda füüsilist, jällegi, pigem peab olema see, et sul on tervis korras ja ikkagi oled ikkagi regulaarselt teinud, ütleme nagu mõistlik on ikka see aasta aega oled käinud regulaarselt, teinud sporti. Aga selleks, et mingi, ma ei tea, nagu 4,5 tunniga läbida maraton, et ma arvan, et seal ei pea olema see ei pea mingid inimvõimete piiri ületama. Jaa, aga ma mõtlen, sa teed sellest asjast nagu jube lihtsa, et enamustel inimestel on ju probleem liigutamisegagi, et nad ei jõua mitte kuskile, ma ei räägi saalis käimisest, aga põhimõtteliselt sa kogu aeg leiad, et elus on nii palju muid asju ja sihukest nagu järjepidevust ei ole ja vaata, et minule see sama jooksmine nagu mõnes mõttes näitab sellist nagu järjepidevust, et sul on nagu võimekus palju teha kogu aeg ja tegelikult rutiini taluda, et vaata, sa ütled küll, et sa et kõikide uute asjade peale ütled, jaa, aga see on nagu rutiini talumine ju mõnes mõttes. Jah, mina näen seda, et jälle minu jaoks on see sport või ka jooksmine ja ka maratonide jooksmine on igapäeva rutiini või elu väga oluline osa komponent. Et jällegi, et kui mul ta või taha ikkagi on ju ka mingi pingeid, hästi kiireid perioode, jälle kui ma lähen teen selle ikkagi jooksuliga ära ja tunnika kuskil metsas või looduses. Aga sa teed üle päeviti või iga päev sa ju ei tee? Mul ei ole jällegi, ma olen kunagi teinud väga täpselt treeningplaani järgi väga suuri mahte. Et ma täna teen ikkagi vastavalt võimalustele, enestundele, soovidele. Käin hommikuti, käin tegelikult nüüd, see, mis mul on see rutiin, et siin 3 korda nädalas käin jõusaalis enne tööpäeva algust. Ja siis pigem õhtuti nädalavaselt käin jooksmas. Ja ma ei ole endale pannud mingid nüüd, et kindlasti pean nädalas käima 3 korda või 4 korda või on nädalaid, kus ma jõuan, võib-olla jooksma jõuan, ma ei tea, 1-2 korda. On ka nädalaid, kus ma jõuagi näiteks. Ma ei tekita stressi. Kui sa tegid suuri mahte, mida see tähendas? Suur maht jällegi tähendas seda, minu rekord on siis 740 kilomeetrit kuus. Et ma arvan, enamus inimesi, isegi kes sõidavad näiteks ratast ja sõida ratast ka nii palju kuus. Ma arvan, et see on teha kiire arvutus, see on mingi 25 kilomeetrit päevas. Kas see nagu liigesid läbi ei kuluta? Läksid ikka liigesed, aga eks mul oli loomulikult, et see oli sama asi, kus ma olin treeneriga pannud mingi treeningplaani, aga jällegi ma mõtlesin ikkagi, et teeks sellest treeningplaanist natuke rohkem, et siis ikkagi saaks kiiremini ja kõrgemale ja kaugemale ja loomulikult see noor organism ei pidanud mingil hetkel nagu vastu, et eks mul tekkis ka vigastused ja ahillusega õlused olid kipsis ja nii edasi, et eks mul tegin kõik need asjad läbi. Mis toitumise osa seal on? On seal üldse toitumisel nagu osa või? Eks ta ikka loomulikult, et eks jällegi ma arvan, see tekib nagu iseenesest, kui sa nii suuri mahte ja nii palju kaloreid kulutad, siis sul juba iseenesest sa tahad nagu ikka seal palju tagasi. Räägi maratonist, sa ütled jälle, et see on nagu mööda minnes tehtud, aga et kas seal maratoni jooksmisel, tegelikult võiks öelda treeningutel samamoodi, kas seal on oma strateegia küsimus ka, et missuguses kilomeetris sa kuidas nagu teed, et jõuda lõpuni või?
no kindlasti on ja see on ütleme individuaalne ja ütleme, kuidas noh jällegi nagu iga asjaga, et maratoni puhul ka, kui sa üldse liigutad, loomulikult alguses kas või kõnni nagu päevas 2-3 kilomeetrit, siis tõsta tempot, siis hakkad juba jooksma, jooksed 5 kilomeetrit, 10, 21, et lõpuks on, kui sa ikka juba 10-21 kilomeetrit juba jõuad ükskõik mis tempoga joosta, siis suure tõenäosusega ikkagi teed selle maratoniga ära. Ja ütleme, ega seal mingit sellist strateegiat nagu üleüldiselt ei ole, no mina olen täna nüüd läbinud 36 täispikka maratoni, ütleme nii, et ka, kus ma nagu tundsin, et nüüd ma nagu siis valitsin seda olukorda ja ma saan aru, et kui ma alustan niimoodi, et kuna läheb raskeks ja mida ma pean tegema lõpuni vastu pidada, ma olin ära jooksnud 18-19 maratoni, siis ma sain aru, et kuidas päriselt jooksma peab ja ega ühtegi maratoni sellest identsat. Iga maraton nii erinev. Kas see on ka sellepärast, et aklimateerumine, et sealt sõidad, kuidas sa magad, mis see välistemperatuur on? Miljonist detailist sõltub täpselt see, et kas sa oled seal vaatad enne haige olnud, eriti kui sa kuskil reisid, et kui puhanud sa oled, kuidas sa hommikul ärka, mida sa söönud oled, et enestundest, et miljonist detailist sõltub see lõpuks, kuidas see sooritus nagu ise. Miks ma seda tahtsin tuua, et et ma mõtlengi, et kui Aare ka ütles, et nemad nagu ütleme, võib-olla eelista, aga nendel on hea meel, kui on olnud inimesed, kes on spordiga tugevalt tegelenud, et võib-olla nad on selle närinud läbi, et selleks, et äris edukas olla, see on umbes sarnane asi. Kindlasti. See on väga paljudest asjadest sõltuvuses, on ju. Sa pead ikkagi väga selgelt nagu mingisuguseid, ikkagi vahe-eesmärke endal panema. Kindlasti, kui sa jooksed, siis sul on ju mingid kiirused, need nagu eesmärgid, et ma nüüd jõuan sinna vaheetappi sellise kiirusega ja nii edasi. On ju nii? Jaa, ma arvan veel rohkem on see isegi üks asi, see on see maratoni enda läbimine, aga veel rohkem ma arvan see just see eelnev ettevalmistuse trenn, et samamoodi ju ka tippsportlaste puhul, enamus nii näevad seda nagu seda siis sooritushetke, seda säravat hetke, mis taustal on, kas või ükskõik millise sportlase mingi eluraamatut lugedes või filmi vaates jällegi, et on selline väga palju ju seda musta tööd, mis peab tegema selleks, et edu saavutada. Ja samamoodi, kui sa oled ikkagi vähegi teinud arvestada taseme sporti, ja selline distsipliin, see jällegi see eesmärkide panemine, sa peab väga palju, sa ei saa tippsport teha niimoodi, et sul kogu aeg ei treena kõrval, kas tegid nüüd ära, sa pead ise kogu aeg ise ennast motiveerima, ise motiveerima, hamba ristis kannatama ja siin kindlasti on väga palju paralleele, saab tuua selle just selle äriga, et jällegi, et kuidas taluda seda pinget, kuidas taluda seda rutiini, kuidas edasi võidelda, kuidas ennast motiveerida, ega samamoodi ega selle T1 ka nagu ju üldse mingite, väga tihti on see, et jah, tekib mingi areng, on saavutada edu, aga väga tihti jällegi, et ei saa olla konstantne, lineaarne, see kogu aeg tõus, ikka pead tegema vahepeal sammu või 2 tagasi. Jällegi, kuidas siis sellest õppida, kuidas neid tehtud siis tagasilöök analüüsida ja jällegi ennast panna uued eesmärgid, edasi liikuda. Et see on nagu, ma arvan, selles mõttes on see tippspordiga paralleele luua äris on kindlasti väga. Ma ütlen, minu meelest on hea, et sa selle läbi rääkisid, sellepärast, et vaata enamus meie juhtimisloogikast on selles, et töövõtja ehk töötaja tuleb sisse ja ta eeldab, et juht veab ta läbi, motiveerib teda, on ju, õudselt tagasi sidest, mis on kõik õige, nagu treener ka mõnes mõttes, on ju. Aga nad unustavad tõesti selle komponendi ära, mis ma olen siin ka mitme korda öelnud, et kui ma tundsin ka mingi moment, kui Ruda nagu üldse ei tunnustanud mind ja siis ta ütles, et et kuule, et ise tuleb ennast motiveerida, et mind ei motiveeri keegi. Ja siis mul nagu jõudis kohale, et see on ju loogiline, eks ole, aga meil on kuidagi vastupidi kõik. Ja minul on ka pigem alati on see, et ma olen alati ennast ise pigem motiveerinud ja pigem olen alati ise nagu püüdnud leida võimalus, nagu enne ütlesin, et pigem olen ise endale alati suuremaid eesmärke pannud. Ma olen ise pigem alati olnud enda suurem kriitik kui teised, isegi mingid otsesed nagu juhid või omanikud. Et pigem olen ise kogu aeg nagu jällegi seda latti ja pannud enda jaoks kõrgemale, kui on ootus ümberringi, nii et ma arvan, see ka üks pool. Hea mõttes ka, mis mina olen nagu juhina olles üldse nagu ka sportlane, et ma ei ole kunagi teinud ühtegi, ma ei ole ühele positsioon on niimoodi, ma teen ära, mis mul ootakse ja kõik. Ma olen alati võtnud nagu see, mis ma teen, ma olen alati teinud nagu selles heas mõttes nagu ise endale, et ma oleks justkui selleks nagu minu ettevõte. Et minu siis tulevik kõik sõltub sellest
ja mul on vastutus nende teiste inimeste ees ja ma ei ole kunagi võtnud niimoodi, et teen selle ära ja küll kuidagi enam-vähem võiks olla okei. Mul on täpselt sama loogika olnud, ma mäletan isegi kui juhid turundust ja rahad on suured, siis ma nagu lähtusin, et see oleks nagu minu rahakott, kas nagu tahaks anda seda raha ära. Aga ma mõtlen selle sama, et kui sa mingid asju nagu jooksmisega ka, et sa paned endale nagu eesmärgi, et mida suuremat mahtu sa teed, seda suuremat mahtu sa kannatad teha. Et ma mõtlen, et õpetamisega on nii, et mina ei soovita minna ühte kursust õpetama, see on mega raske. Aga kui sa teed mitmeid kursused, siis see läheb palju lihtsamaks, sul tekib palju rohkem kogemust ja siis sa nagu neid asju võtad palju lihtsamini, eks ole, või et ma ei soovitaks teha, et teeme 10 podcasti, seda on nii raske teha. Aga kui sa teed palju, siis seda ei ole raske teha, see on nagu trenn sisuliselt. Mina olen ka nõus sellega jällegi, et jällegi, et mida rohkem teed, sa rohkem jõuad, mina nagu seda nagu usun täiesti ja näen ka enda pealt, et mul on ka see, et ma ei suudaks või minu jaoks oleks väga raske nagu tegeleda korraga ühe asjaga. Mul on vaja kogu aeg tegeleda paralleelselt paljude erinevate asjadega. Pigem ma tunnen, ma olen siis efektiivsem ja pigem ma tunnen, et üks asi täiustab teist. Et ma saan nagu mingis ühes tegevuse kogemusi viia teisele kanda, teisele üle nagu, et minu jaoks on läbi aegade see olnud nagu ka üks täpselt sama asi, mul täpselt sama tunne, lihtsalt vahemärkusena ma vaatan, et näiteks kes on töötuks jäänud ja mingi moment neid enam ei kutsuta, siis juba ainuüksi nagu kellelegi helistamine on nagu ikka effort, et see on keeruline. No korra põikame siin ühe teise suure asja peale, Rally Estonia peale, et ei ole väike asi, tegelikult nagu maailma mastaabis on mega suur asi ja te olete muu hulgas kõrvalt teinud seda, mis tundub ka muidugi, sul on seal ju Urmo Aava ja teisi väga nagu võimekaid inimesi, aga et mõne jaoks oleks see nagu täispäeva töö ja rohkemgi veel on ju . Eks ta nii ongi, aga see on sama asi, kus ma ütlesin, et, nagu, et üks täiustab teist, et ma tunnen ka, et ma ainult Rally Estoniaga tegeleda ei suudaks või ma ei annaks rohkem väärtust, kui ma täna annan. Ja vastupidi, ma näen, et väga palju, mis ma Rally Estoniast saan kontakte, kogemusi, ma olen väga palju kandnud üle ka teistele töökohtadele, kus ma olen olnud. Ja eks sellest Rally Estoniast võib rääkida siin eraldi tunde, et aga jällegi sealt, ütleme, kuidas algus sai, oli see, et jällegi Sportlandis, et Are siis siiamaani meenutud tegelikult, et üks esimese töö ülesanded oli see, et ma pidin siis sel hetkel noorsportlasele Urmo Aavale andma üle siis sponsore jalgratta ja sealt tekkis meile kontakt, kuidagi ka hästi klappisime, mulle meeldis Urmo attitude. Urmo on väga kihvt, ma olen ka tööst palju koostööd teinud. Just, ja mingil hetkel siis sellest, et me olime lihtsalt, et mina olin Sportlandis turundusjuht ja Urmo oli sponsoritav, ma hakkasin teda ka siis isiklikult teda toetama, aitama nagu mingi turundusasjadega, hakkasin käima Urmo kaasas erinevatel MM-etappidel, nii et sealt tekkis meil väga hea. Kuidas sulle see meeldis? Mina olen ka palju pidanud oma omaniku tõttu käima sulle meeldis see või? Sa varem ju kokku ei puutunud selle teemaga. Ma ei saa öelda, mind ralli üldse ei huvitanud. Ma ikka jälgisin, Marko Martini mingeid tulemusi asju, aga jah, mulle mingi kokkuvõte ei olnud. Aga mulle see maailm meeldis, mulle meeldis tegelikult kõik ka need jällegi siiamaani, mis ongi ralli puhul hästi unikaalne on see, et ta toimub ju väga erilistes kohtades üle maailma ja need ralli kiiruskatsed viivad sind kuskil riigis sellistes väikestes kohtades, kui elu sees ei satuks. Ja ta on alati nagu hästi muutuv, erinevad riigid, erinevad asukohad, erinevad inimesed, mulle see maailm nagu väga meeldis. Ja vaata nüüd see taust on nagu huvitav, et et vaata, kui me rääkisime sinu jooksmisest on ka, et mis kell sa alustad on ja, aga ma olen olnud siis seal nagu backgroundis, kus nad lähevad autodesse, et mingi 4-5 aeg nad peavad hommikul ärkama mõnes kohas, Soomes, mega külm ka veel on ju, mine sinna autosse, mis sa arvad, seal on nagu algul mingi soojendus on sees on ju, ja siis juba täie rauaga kihutama, et ma mõtlen nagu ka, et täiesti ime inimesed. Paljud ei saa aru, paljud arvad jällegi, mis sa seal istud seal autorooli ja keerad seal rooli ja seal ei ole isegi midagi ju mingi vastupidavuse tegemist, aga samamoodi jällegi, mis on jällegi, kui varas pead ärkama, mis sul on see tähelepanu ja kontsentreetus nõuab sult, kui pingeline see tegelikult on, kui pikad päevad on ju samamoodi ju terve nädal aega, 4 päeva rallit. Nii et seal on väga-väga palju samamoodi selliseid nagu, see peab olema väga-väga tugev natuurpersoon, kes suudab sealt läbi lüüa. Ma saan aru, et see siis nagu loomulikult nagu läks, et mingi moment hakkasid Urmoga rääkima, et kuule äkki võiks korraldada siin midagi suuremat. Erinevad asjad olid kokku langemise, mina hakkasin erinevad Eesti rallis aitama, neid läbi viia, korraldada ja ühel hetkel tekkis see, kus siis Lõuna-Eesti ralli korraldaja Andu Värton ütles, et tema nüüd tal aitab. Tema enam ei korralda ja oli näha, et siis järgmisel suvel jääb Lõuna-Eesti ralli toimumata.
siis Silver Kütt tegi alguses Urmole selle ettepaneku, et kuule, et äkki teeme ise. Ja siis mingi hetkel siis Urmo oli nõus, ütles, et teeme, aga ainult sellise juhul, kui ikkagi me oleme üks tugev turundusinimene ka. Ja siis kaasati mind. Ja mina ütlesin kohe, et mingit Lõuna-Eesti rallit küll mina tegema ei hakka, et mingi South Estonia ralli, et nagu kuidas seda turundada, müüa ja nii edasi, et nagu teeme, leht puhtaks, teeme sellise ikkagi formaadis ja kontseptsiooni ralli, mida varem ei ole tehtud. Et nimeks Rally Estonia, registreerisin kohe domeeni ära, võtsime ikkagi endale eeskujuks ja ikkagi Soome ralli. Et vähemalt me, ikkagi selline kohe selline MM-ralli tase. Ja esimese aasta kohe tegime 3-päevase ralli, kunagi varem polnud Eestis tehtud 3-päevast rallit, et ikkagi läksime kohe MM-formaat tegema. Saime seda kõvasti kõrvetada vastu näppe, sellel hetkel mingi 6-7 tuhat krooni miinust, et päris keeruline aeg oli, aga seal tuligi Tatara Altera appi, aitas meil need võlad ära klaarida ja seal ka siiamaani väga hea partnerina meil seal Rally Estonia korraldusmeeskonnas tegelikult. Ja seal panime ka juba kohe palju suuri eesmärke, et tegemist on lihtsalt spordiüritusega, tegemist peab olema kogu pere festivaliga, palju põnevat tegevust naistele, lastele, kogu perele, lisaks spordile palju kultuuri, muusikat, kontserte. Kas sa hakkasid seda ennem tegema, kui sa olid Saku Suurhallis? Ma olin veel kusjuures Sportlanis. Esimest korda ma korraldasin siis, kui ma olin veel Sportlani turundusjuht. Aga ma mõtlengi, kas nüüd seda sai mainida, et kas see, et Suurhalli läksid, kas see teadmine, et sa tegelikult olid üritust teinud, on ju? See oli lihtsalt nagu väljas, on ju? Andis sulle ka tegelikult seda julgust juurde? Ma usun küll, muidugi, absoluutselt. Ja, et ongi huvitav selle Rally Estonia, ma olen korraldanud tegelikult veel Sportlani turundusjuht olles, ühe aasta Hispaanias elades, USS-i alal, Saku Suurhalli ajal ja nüüd T1 ajal. Et jällegi 15. juubeli aasta oli see aasta meil, järgmine aasta 16. kord korraldame, et väga paljude erinevate ametikohtade kõrvalt olen seda korraldanud. Kuule, kas see läheb iga aastaga raskemaks või mingis osas läheb ta nagu kergemaks ka või? Kindlasti või selles mõttes ta läheb kergemaks ja jällegi ikkagi rollid on selgemad. Rollid on selgemad, me ikkagi teame, mida ühe või teise tegevuse, mis on tulem, mis on ootused, teistpidi me ise enda jaoks ei muuda ta palju kergemaks. Igat aasta võtame sellist kui natuke nullist alustamist. Me ei tohi nagu loorbeete puhkuma jääda, konkurents on armuti. Täna on ikkagi maailmas on 30 riiki, kes tahavad seda etappi saada, suured riigid, palju raha, aga ainult 14 etappi saavad. Nii et väikse riigina Euroopas me peame tegema nagu, ilma täitsa nagu klišeeta, me peame tegema maailma parimat rallit. Et väljakutse on nagu mega, eks ole. Ja seal ürituse juures üks asi on nagu jube raske, on see turvalisuse küsimus. Et kui ütleme, et korvpalli visatakse, et nagu väga ei saa midagi juhtuda. Võib, aga väga ei saa, aga seal võib ikka päris palju juhtuda nii sõitjale kui vaatajale. Kindlasti on, aga jällegi, kuna ta on suure riski ja seotud spordiala, siis on see, et jällegi nõude on suured, meie jaoks on ka alati turvalisus number 1 ja üldjuhul autoralis ei ole liiga palju nagu selliseid traagilisi juhtumeid. Kui tuua siia võtta statistika välja, siis rahvaspordi üritustel sureb kordades rohkem inimesi. Nojah, infarktid egast muud asjad ka, eks ole. Et mis iganes põhjustel, aga surmade arv on rahvaspordi üritustel. Aga lihtsalt ma olen vaatanud, et võibolla Eesti publik on õnneks selline natukene nagu suudab nagu isegi kaugemale hoida, aga osades kohtades ma olen käinud, siis on ikkagi nagu, ma mõtlen, et esiteks, kuidas sealt mahub üldse läbi sõitma, tronitakse nii lähedal, aga kuidagi ka nagu see süsteem toimib mina. Eesti publik on kindlasti väga hea publik ja mis Eesti publiku puhul ongi hea, et on väga palju sellised haritud fänne, kes käivad ka mujal maailmas, näitavad seal eeskuju ja kes on selles, kellel on ka autoriteeti, kes näiteks kutsuvad ka korrale teisi nagu rohelisemaid fänne ja keda kuulatakse. Et see on kuidagi väga kihvt, kuidas nagu selline sul on nagu abipolitseinikud seal naturaalselt nagu toimib, et nad saavad aru, mis see tulem on see, et kui seal on keegi on ohtlikus kohas, ei turvatöötaja nagu siis käskudele neid ei täideta, ei alluta, siis on lihtsalt juhtub see, et see katse jätakse ära. Ja kui fänn on juba tulnud sinna raja äärde, tahab ju näha neid ju sõiteid ja kui need sõiteid tule, siis loomulikult neil on põhjust nagu tige olla. Siis nad juba selles mõttes nagu enda heaolu huvides ka kutsuvad neid korrale. Kui palju on ta sport ja kui palju on ta meelelahutus üleüldises mõttes, kui sporti vaatad? Eks ta jällegi täna on ju kõik sport, mida tehakse tipptasemel, ta on ju show business teed. Kelle sa lõpuks teed seda, aga see, et kui nüüd inimestel
mehed või naised tulevad kokku ja lihtsalt seal kell läheb käima ja võetakse aega ja pärast jagatakse karikad kätte ja mitte keegi ei näe seda, ühtegi toetajat ei ole, partnerit ei ole, aga ilmselt oleks atraktiivne ja täna on selge, et täna palju ma arvan alati ju, ega see alati ju sport on olnud ikkagi, ta on ju show business, ta on meelahutus, kõik ju tehakse selleks, et publikule ju pakkuda mingit emotsiooni, muidu seda ei tehtaks ju. Aga sa mõtled ka niimoodi kogu aeg siis, kui te mõtlete seda, üks on sportlased, turvalisus, kõik see on selge, eks ole, aga et kuidas see publik nagu ära köita. Absoluutselt, see on nagu A ja O, jällegi kuidas see toode oleks nagu atraktiivne, kuidas see toodet oleks äge tarbida koha peal, kuidas kogu aeg siis, et kasvatada sihtrühma peale, et ei oleks see spordiala nagu sureb välja selle sama nagu selle fänniga, kuidas see toode oleks atraktiivne nagu teles, nii et jällegi tänapäeval ka neid võimalusi nii palju on ju, et ja me oleme ka tekitanud sellise, mõnes mõttes ka sellist, jällegi, miks tulla üldse koha peale? Täna on nii mugavaks tehtud, see on nii lihtne vaata, kõik katsed on kiiruskatsed stardis, finišini, sul tuleb mega data sisse, sa näed onboard kaamerad asju, kus üldse metsa minema. No jah, aga siis sa ei näegi seda emotsiooni, aga mis me oleme ka teinud, et üks asi õnneks nüüd sa saad võtta ikkagi selle vahendi kaasa, kus kõik seda ka jälgida, aga me oleme ka näiteks ongi suured pealtvaatussalad, LED-ekraani, kus on laivis see katse jälgitav, et olemegi sellise hübriid pealtvaatuselamust, et sa näed ikka koha peal, ka auto stardib, kuidas ta finišeerib, aga näed ka seda ikka seda möödud autot, tunned tajud seda võimsust, kiirust, saad selle emotsiooni, saad selle mingi emotsiooni seal jällegi tulles kuskile metsa raja äärde, sellise asukohta, kus iga päev võib-olla seal 10 kilomeetri raadiuses elab 30 inimest ja ühel hetkel on 10 000 inimest. Et see on hoopis teistsugune kogemus Lõuna-Eestis peresõppradega, et see on mida sellist, mida see... Aga vaata, see on, kuigi teil on ka juba päris pikk selline nagu, mitte ainult kogemus, aga juba traditsioon, et mujal võtta Soome rallit ja et seal ma näen, et massid lähevad, et nad on kuidagi, just need põlvkonnad on juba harjunud käima, et ma arvan, et lõpuks jõuab see sinnamaani ka, eks ole. Mul olen, meil ongi, et ega Eestis ka et autorolli on, ta on ikkagi väga pikad traditsioonid, juba see 80-ndatel ju käidi samamoodi, võeti lapsed kaasa, mindi vaatama, nii et meil on erinevate lainetena, ega see autoralli on kogu aeg väga populaarne, meil on väga kõva kandepind, mis ongi, et nagu jällegi unikaalne on see, meil on täna maailma absoluutselt tipus väga palju sõiteid, väga palju ekipaaže. Jah, väikse riigi kohta, eks ole. Järgmine aasta isegi on nüüd ju, ongi nüüd ka promootori kokkuleppe eesmärk on, et lisaks siis Otile Martine panna siis Rally 1 WRC-autoga starti ka teine Eesti ekipaaž. Nii et see, et sul kuskil väikses riigis toimuval MM-etapil stardib 2 kohalikku sõitjat Rally 1 WRC-autoga, see on ka midagi väga-väga unikaalset. Nii et me iga aasta paneme mingid uusi suuri eesmärke ja tahame need ellu viia ja see, et nüüd 6 kord juba korraldame Eestis WRC-etappi, võtame veel 5 ja natuke rohkem aasta tagasi 98% inimesi, kellega sellest rääkis, tunnustage ära, lolliks, et pärast läinud, et see Eestis on mitte kunagi toimu. See võrduks nagu Formel 1 toomisega. Põhimõtteliselt täna, ma arvan, täna oleks see, selle hetkel ikkagi sama, kui täna ütleks see, me toome F1 toome Eestisse. Selle hetkel ikkagi sama utoopne nagu. Kuule, jõuame T1-ni, et kõik teavad, eks ole, missugust saagat see on läbi ja mul on natuke nagu kahju, sest Remelkoor, kes tegelikult oli nagu meeletult hea taustaga, eks ole, Kristiine keskusest, oma higi ja pisarad pani sinna sellesse sisse, on ju, ehitati tegelikult nagu suur asi, käima lükkamine oli ka nagu suur ja siis on ju läks, eks ole, ja siis ainult me täpselt nagu Saku Suurhalli puhul hakkasime ainult kuulma, kuidas asjad olid nagu, ja muidugi konkurentidel oli see kõik tegevus nagu meeltmööda ja sellele valati õli tulla, on ju. Toimus, eks ole, pankroti nagu protsess, on ju, ja otsiti uut väljakutset uue omaniku all, on ju. Ja sina mõtlesid, et jube hea mõte minna sinna oma närve kulutama. Eks mulle jällegi minu poole pöörduti, tehti ettepanek. Mul ei olnud plaanis Saku Suurest lahku, ma otsin nagu otsa väljakutset, aga jällegi 9 aastat täis. Ma tundsin, ma olen nagu sinna kõik eesmärgid täidetud, mis ma olen pannud omale ja minu jaoks oli natuke déjà vu. Ja mingil hetkel mõtlesin, et miks mitte. Ja tundus selline äge väljakutse teha midagi sellist, millega enamus inimesed ei taha neid siduda. Ja mulle ka kõik sõbrad tuttavad, mille jaoks seda vaja on, mille jaoks. Et 100 korda lihtsama, paremaid asju on võimalik teha. Aga minu jaoks tundus äge väljakutse, ma sain ka aru, et nagu enam hullemaks minna ei saa. Ja pigem see vaid paremaks minna. Endal tekkis kohe nagu juba palju mõtteid, mida teha võiks,
kuidas teha kas sa võtsid seda, et sa käisid kuskil oma maratonidega üle maailma ja siis ta nagu jäi sul midagi silma või sa lihtsalt mõtlesid talupoja mõistusega, et mis võiks olla või? Noh, nii-öelda hea mõttes jah, talupoja mõistus, aga jällegi, aga ma olin ju Sportlandi ajal, ma olin ju samamoodi ju Sportlandi ikkagi asusid valdavalt keskustes, nii Baltikumis, Venemaal, Ukrainas, Soomes. Ma olin tihti Sportlandi turundusjuhina, ma olin tihti keskuste turundusnõukogus olnud. Mul oli see kogemus juba olemas, ma olin ka juba väga palju mõelnud, kuidas ühte teist või keskust kuskil piirkonnas nagu turunda. Ja mul oli see taustu olemas, mul oli jaekaubanduse kogemus olemas ja jällegi, et natuke oli ka selline, seal on kõik kombinatsioon sellest jaekaubandusest, kinnisvara haldamisest, opereerimisest, et mul see kõik nagu see tausta kogemus oli nagu olemas, julgus oli olemas, tekkis kohe ka mingi visioon. Aga kas see visioon tekkis sul sellest, et ütleme, et sa olid näinud palju, aga et sa mõtlesid, et nagu a la leedukalased tegid oma Akropolise kaubanduskeskuse, panid, eks ole, selle jääringi sinna keskele, midagi, mida üldse teised ei teinud, mis toimub, et kas sa mõtlesid kohe, et siia on vaja nüüd kõik ümber ehitada, siia on vaja tuua nagu mingid odavad outletid, siia on vaja tuua sporti, siia on vaja igavest, mis see nagu mõtlemine sul seal oli? See oligi see, et ütleme selle hetkel kui nüüd see esimene kontakt tehti, pakuti, siis üks oli selge, et me ei saa nagu minna turule ja mõtled minna konkureerima, seda korra üritati teha, keskust avades, see ei õnnestunud. Ja me peame igal juhul tooma mingi täitsa uue sisu, looma mingi uue väärtuse ja see oli selge, aga siis me hakkasime ka otsima seal mingi kõik võimalik alternatiiv, mida siis taga teha, mida sinna tuua selle vakantse kaubanduspinna asemele. Otsisime, mis on tehtud, kas siis on Baltikumis, Euroopas on mingi sarnaseid case'e, ei suutnud leida ühtegi näidet, et nii uus keskus, 2,5 aastaga pankrott. Aga kas just see, et ta oli nagu üles ja ta on nagu alla, et ta oli nagu, et see oli see põhiline probleem, et inimesed ei tahtnud väga, kuigi viimane korrus oma selle vaateplatvormi ringiga, see nagu töötas, eks ole, algusest peale, sellega ei olnud nagu küsimust. Me tegime ka hästi kiire analüüsi, lõime probleemid 2, olid sisulised, ehk siis enne kõik sisuline probleem oli see, et selle hetkel liigne keskendumine moe- ja garderoobi-kaupadele, eks 3 korrust panna täis tugevaid rentnikke, eks ju loodeti, et siis õnnestub saada kõik või enamus need samad ju rentnikus ülemistes. Ja, mis on kohe kõrval. Fakt oli see, et sealt tuli 3. Siis üritati täita selliste läbi emaettevõtte erinevate Itaalia brändega, need jällegi ainsad poed, kas Eestis või Baltikumis, jube raske jällegi sellisele Eesti inimesed täitsa tundmatud brändid, kui Itaalias võib olla väga populaarsed. Ja kui keskus lõpuks avati, siis ikkagi see vakants oli väga suur, et ikkagi ju seal 35-40% pindadest oli ju täitmata avamata. Nii et seal tekkis selline nagu hästi kiire ahereaktsioon, et hästi suure eufooriaga see keskus avati, rahvast oli kohale, päris kiiresti nagu petuti, üks kinnine uks, teine kinnine uks, tekkis negatiivse emotsiooni, see info hakkas levima, mingil hetkel nagu need rentnikud, kes olid, ei suutnud äriselt toime tulla, hakkasid uksi sulgema, et tekkis selline ahereaktsioon, pluss väga palju, aga see meie jaoks funktsionaalselt puudusi. Ehk siis keskuses majja sissepääs, näiteks puudus sissepääs Ülemiste pool, kus meeletu traffic liigub, Ülemiste City, Ülemiste keskus, Ülemiste raudteejaam, seal on ust, et uks oli siis Peterburi maantee pool. Majas sees näiteks, kui keskaatrumist tahtsid jõuda teisele 3. korrusele, ei saanud, sa pidid minema liikuma ühte või teise maja otsa. No seal oligi kogu süsteem oli nii üles ehitatud, et läksid mõlemalt poolt, pidid nagu üles ja alla käima. See on selline klassikaline supermarketi nagu loogika, et sul on piim ja leib on kõige tagumises supermarketi otsas, et nagu supermarketis veel toimib, siis keskuse puhul ikkagi inimesel on ka tähtis tihti see, et aeg, et ta lihtsalt sul on mõistusvastane, et sa oled seal kuskil Selveri ees, ta on minna Selveri kohalaasuvasse nagu poodi, pead tegema tohutu tiiru lihtsalt ja sul läheb klapib peas, sa ei vaata isegi, mis su kahe poole jääb. Ja me oleme võtnud selle taktika strateegia, me väärtustame inimeste aega. Fakt on see, et enam inimesed ei käi niimoodi nagu siis shoppamas või ostlemas ja ma lähen käin läbi, vaatan, mis on. Täna ikkagi pigem tullakse konkreetse vajadusega, mul on midagi vaja, ma tulen ostma. Sa tahad selle teha kiiresti ära. Aga sul ei olnud algusest peale ühtegi kõhklus, kui sa nagu võtsid selle vastu, et seda asja tööle ei saa mingil määral? Ma ei saa öelda, et see oleks nagu jällegi naiivne öelda, et ei ole mingit kõhklust. Loomulikult oli ja ega isegi nagu täna jällegi pilt on täielikult muutunud, täna me mõtleme seda teha, täna me lihtsalt viime selle plaani ellu
täna mul ei ole mingit kahtlust, et see ei lähe käima või täna juba täna käib väga hästi, aga et igal juhul me ühel hetkel, kui kõik on nagu nüüd see töönaravund ümberpööramise protsess on ellu viidud, siis ta kindlasti on väga-väga edukas keskus, aga eks need ju ma ütlen jällegi, ega need ju ei ole see kogu aeg see lineaarselt läinud, et eks palju tagasilöök on turg ei ole kuidagi meid soosinud, põhjus nii, kui ma hakkasin töönaravundiga pihta, kohe tuli sõda, ehitushinnad viskas lakke, väga palju sellist kartusturul, ebastabiilsus, kõik mis siin ongi jälle siis nagu ongi see kogu geopoliitilised muudatused, see, mis siin on majanduses toimunud. Aga võib tagantjärgi öelda, me oleme päris palju, päris õigeid otsuseid teinud, et üks oli see, me võtsime kohe fookuse, et me kaubandusega ei lähe ülemiste konkureerima, võtsime endale hoopis outlet kaubanduse fookuse, kuna Eestis ei olnud ei outlet village'id ega outlet keskust. Tavaliselt on viidud välja poole, niuke nagu IKEA umbes siukses kohas on see kurna, eks ole. Aga outlet ei olnud tegelikult. Me nägime, et see on üks täitmata nišpositsioon ja teistpidi, mis andis lõi meil oli see, et tänu selle me saime ka need brändi, mis olid ülemistes keskuses, kelle oli seal brändipoed, vaat ei ole, Denim Priim, Rademar, Sportland. Neil on mingid loogika pointi ja teine brändipood 50 meetrit eemal T1, aga küll oli neile väga suur argument avada outlet pood. Sest väga palju jääb üle ju tegelikult. Ikka jääb üle ja täna me näeme väga head sünergiat, et inimesed tulevad T1, tulevad ainult alus outleti, juhul kui meilt midagi ei leia, siis lähevad ülemistes vastupidi. Et kahe keskuse vahel väga-väga hea sünergia, mis on tekkinud. Kas sa näed retoorika muutust ka ülemiste suhtes, et ta enam nagu ei tambi teda, et ta nagu näeb, et sa ei kanguta samat, aga tegelikult on see nagu mõnes mõttes nagu absoluutselt ja ma arvan, see nii on ka ja me oleme päris palju kliendi küsitlusi teinud, kus me näeme, et väga 2/3 isegi külastajatest külastab nii siis mõlemad keskust, et nii T1 kui ülemistet, kui ta tuleb juba siia piirkonda, et pigem on väga hea sünergia, meie konkureeri, pigem on meie soov luua ülemiste piirkonda väärtust, et kui juba inimene tuleb, siis tulebki ülemistesse, tal on see suur valik, erinevad tooted, teenused, siis kahekesi me suudame igal juhul siin Tallinna turul või Eesti turul veel paremini. Aga sa tegid veel nagu paar lüket, et ma ei tea, kuidas sul õnnestus Selver ära rääkida, aga tavaliselt pole kohe kahte nagu suurt poodi ühe keskuse peale, mis on kindlasti nagu inimese mõistes super hea, et see Lidli said sinna sisse ja teine on see, et sa tõid ka nagu spordi asju sinna sisse. Eks Lidliga me nägime, et ta on ikka Selveri formaadi ja kontseptsiooniga nii palju eristub, et pigem jällegi ta loob sinna lisaväärtust. Ja me täna oleme tekitanud ühe katuse alla, ühele korrusele, üksteist sellise 40 meetri kaugusele oleme nagu linna parima valiku esmatarbekaupu, toidu esmatarbekaupu. No ma ütlen, tarbijana nagu unistud. Ideaalne, sest et see, kes muidu on selline Lidli klient ja ka näiteks ei saa Lidlis kogu ostukorvi, juba tüütan läheb Lidlisse, siis pead sõitma kus teise. Aga põnes mõttes, et neil ongi natuke erinev ju sortiment, et kas oli mõlemal poolel raske seda müüa, et tavaliselt on kõik eraldi ju? Ei, sellest ei olnud, ega ikkagi Lidl oli jõustuli ja tema ju väga täpselt tead, kuhu ta tuleb. Selveri puhul loomulikult, et seal oli sellised, loomulikult ei teadnud ju, ei olnud ju varasemalt mingi kogemust. Aga pigem me jällegi taaskord nägime sünergiat seal, väga selgelt nägime, et see Lidli klient, kelle Lidl toob sinna, see kindlasti on ka Selver klient, et väga palju taaskord mingid, see kes ta valikut, sortimenti. Aga sa võid öelda, et te tegite nüüd reaaleksperimendi, et toimib ja see toimib tegelikult. Ja see toimib, et see näit kinnitus juba ka see on see, et see toimib, on ka see, et kui muidu oli ikkagi Lidl selge strateegia, et ainult stand-alone'id, ainult enda hooned, siis T1 edu, tänu T1 edule nüüd ka õige pea vaataks teine Lidli poolt keskuses on Järve keskuses. Et see kindlasti on selline julguse, et keskus ei olegi nii halb koht, kus olla, et keskus loob ka palju väärtust. Nii et jah, et kus näete, see tuleb sinna taha, kus ehitusmarket kunagi oli, siis seal on ainuks seda ruumi. Just, aga sinna saab nii keskuse poolt ligi, saab ka eraldi sinna parkida. Väga huvitav võtta. Ma korra tahtsin seda veel küsida, et versioon 1 on see, et sa võtad asja üle ja sulle öeldakse, et kuule, et me oleme nii palju raha pidanud maha kirjutama, nüüd see asi on siin, sa pead võimalikult limiteeritud vahenditega seda tegema, natuke turundusse, mis iganes. Ja sina läksid plaaniga, ütlesid, et me peame siin ehitama seda
seda, et noh, paneme veel raha sisse, on ju, et õnneks see, et kui mina oma nõusoleku andsin, siis tegelikult oli ikkagi väga selge selline töönaruumi plaan välja töötatud, väga detailne ja oli kokku lepitud, mida me teeme, kui suured on need investeeringud. Noh, õnneks kõik said aru sellest, et lihtsalt see, et nüüd värvime seinad üle ja ütleme, et nüüd on uus T1 keskus, et tulge, et noh, me peame seal tegema ikkagi põhjaliku, täieliku töönaruumi ja muutma seda kogu kontseptsiooni, formaati, tooma sinna uusi täiesti teenuseid. Ja nägime, et seda 3. korrust, mis oli ka kaubandusalus mõeldud, et seda pole mõistlik ja võimalik kvaliteetse kaubandusega täita. Saime aru, et sinna peab tulema midagi alternatiivset, aga me ei tea, mis see veel on. Ühesõnaga, sa ei oleks siis läinudki, kui oleks tegelikult öeldud, et proovime võimalikult vähemaga, et siis ei oleks mingit võimalust olnud. Et ma ei jällegi tagantjärgi, ma ei julge öelda, mis ma siis oleks teinud, aga ma läksin ikkagi kohe algusest peale ikka väga konkreetse plaaniga. Kas korra on mõttes olnud ka nimega midagi teha? Ei. Mille peale sa mängisid? No mõnes mõttes seal oli nagu ka halba mainet paljut, eks ole. Jah, aga jällegi, see oli ka üks, mis oligi naljaks. Kohe üks esimese küsimusi, kui tuli see uudis välja, et uus omanik ja mina on see juht, et siis esimene küsimus, et kunas nime ära vahetada. Ja paljude üllatus oli ka suure, kui ma ütlesin, et ei vaheta ja ei ole plaanis vahetada. No üks, mis ma sain aru, oli see, et kui ma oleks kohe nime ära vahetanud, mitte midagi oleks juhtunud. Kindlasti ei olnud see, kuidas TV-ga läks, ei olnud süü sellel nimel. Kui nimevahetus kaaluda, ainult siis, kui juba see on leetud uue sisuga, tal on mingi uus väärtus, paneme siis uue nime. So ma nägin, et see T1 ta on selline, noh jällegi, kuna T1 oli nii palju meedias olnud, küll mitte liiga positiivselt, vähemalt oli tuntud nimi. Enamus inimesi, ma arvan, teab teda. Ma nägin, et jällegi potentsiaali, et enamus teavad, ma arvan, et tänaseni väga palju pole sinna korda jõudnud. Vist enne tuli seda väga palju negatiivset fooni. Ja ma nägin, et kui selle ikkagi juba tuntud nimele anda positiivne kuvand, siis tegelikult on see nagu kombinatsioonina väga hea. No, natuke mõtlen sama asi, nagu oli selle ESS ja USS Security'ga, et pigem ära kasutada selle juba selle nime kunagine nagu tuntus ja selle peale anda mingid uued väärtused ja selle peale nagu hakata seda üles ehitama. Ja teistpidi küll, mis me tegime, me nagu oleme seda nüüd päris palju nime lühendanud. Algust oli siis T1 Mall of Tallinn, see oli see nagu mingi teiste siis Euroopa Skandinaavia keskus näitel, aga jällegi Eesti inimesele, eriti vene inimesele, see hästi nagu selline nagu, ei olnud väga suupärane, et mis see Mall of Tallinn. Me lühendasime T1 Tallinnaks ja siis saime aru, et see on liiga pikk nimi, nüüd ongi täna T1 keskus. See annab sulle rohkem mängimisruumi ka, et see mool on nagu konkreetne. Aga see oli teine põhjus, et see mool ikkagi väga konkreetselt lahterdab ära tegemist kaubanduskeskusega. Meie algusest peale töönaruumi protsessi tegema hakkasime, ütlesime, et tegemist ei ole enam kaubanduskeskusega. Tegemist on multifunktsionaalse keskusega, kus on palju erinevaid tooteid, teenuseid ühe katuse all ja neid tooteid on võimalik tarbida eraldi või paralleelselt. Ja see 3. korrus ongi nüüd see väga unikaalne. Me teadsime mingi uus funktsioon on valmis enda vaja, me ei tea, mis see on. Mõtlesime, et seal võiks olla võtta 2 suunda. Mõtlesime, et seal võiks olla kõik inimese heaolu ja tervisega seonduv. Et sport, kliinikud, iluteenused. Tõmbasin põhimõtteliselt selle korruse puhtaks 16 000 ruutmeetrit ja hakkasin vaatama, mille järgi suurem huvi või nõudlus on. Ja plaanis veel, et pool korrus võiks olla selline tervismeditsiin, pool korrus sporti. Aga tegime kohe esimene, siis meil rentnik seal oli, kelle me lepingu allkirjastamisel oli siis Vehklemisklubi Lakleiv, et Nikolai Nossolov, Katrin Lehis ja Indrek Madar eesotsas. Ja saime aru ka, et selleks on nüüd anda selge signaal turule. Tegime jällegi selle esimest lepingu allkirjastamisel väga suure pressiürituse. Tegime seda väga vingelt suurelt ja sealt kuidagi saadi aru, et päris äge ja huvitav lähenemine ja sealt tekkis tohutu huvi. Et ühel hetkel me saimegi aru, et tegelikult jällegi, et see sport, et see on see suund, mille järgi on nõudlus, huvi ja läksimegi rohkem seda teed. Meil on küll, selle korrusel on ka täna meditsiini ja kliinikuid, aga ütleme ikkagi 85% korrusest või 80% on sport, hobi, huvi, tegevus ja selline 5-20% on siis tervis, meditsiin ja muud teenused. No ütleme niimoodi, et see ehitis nagu soosis seda, sest kõrged laed, eks ole, suured pinnad, kui sa teed mingit büroohoonet, siis seal ei minda niimoodi ja sul võib-olla on nagu sellist vabadust vähem nagu. Ja kasutasime jällegi taaskord see, mis oli nagu justkui meie varasemalt negatiivne,
ehk väga kõrged laed, suured kütte- ja jahutuskulud, selle keerasime enda nagu siis kasuks. Ehk siis tänu selle me saime sinna sporti tuua, et meil olid kõrged laed, saime tuua täna me seal squashi keskused, vehklemisklubid, maadlus, boks, jiu-jitsu, tantsustuudiod, pillariakadeemiad, et jällegi see 3. korrus, üliunikaalne, 16 000 ruutmeetrit on saanud täiesti uue sisu ja funktsiooni ja ühel korrusel, ühe katuse alla on võimalik tänaseks harrastada selline suuruselt 25 erineva spordiala. Taaskord, ei tea sellist teist näedet, ei Baltikumis, ei Euroopas, isegi maailmas. Sa tegid ära Eesti spordimaja, mida Sõõrumaa väga pikalt tahtis teha. Põhimõtteliselt. Ei olnud sul nagu mõttes, aga tegelikult juhtus hoopis selline asi. Ja sellise kroonina selle 3. korruse keskel on meil siis T1 venue. Ehk jällegi, et ei saa showbusiness siis ka liiga kaugele minna, kui ma seal otsavi sees oled olnud. Aga pigem ta ei ole täna Unibet Arena konkureeriv. On pigem ka selline multifunktsionaalne sündmuskeskus. Pigem mahutuse kuni 1000 inimest, konverentsid, samamoodi ettevõtte peod, väga unikaalne, taaskord kuskil keskuses, jällegi ei tea ühtegi sellist venjut, atraktiivne vaade, päevavalgus nii linnale, linnale kui keskaatriumisse, tänaseks ka üle 100 ürituse aastas juba seal T1 venues, väga hästi käima läinud, üli palju väärtust loob majale, hea mõttes. Kui inimene juba tuleb sisse, siis ta käib võib-olla majal ka, eks? Just. Ja kui see on ikka mingi konverents, seal 3, 4, 500 inimest, mis kestab hommikul seal 9 õhtul kella 5, vahepeal on seal lõunapausid, inimene tuleb majja, taaskord väga palju inimesi, kes pole ammu käinud või on esimest korda, ta ei valikut, kui ta tahab selle konverentsi osaleda, ta peab sinna hea mõttes tulema. Ja iga kord näen, kui suur on väga paljud üllatused, kes on midagi kuskil kuulnud, et enam-vähem ikka arvamus on see, et katus saab läbi ja tuul puhub sisse ja et kus seal huvitav see üritus toimub ja siis on väga suur üllatus, kui nad näevad tegelikult, kuidas täna juba maja väga hästi töötab, kõik need uued teenused, uued poed, mis me oleme seal avanud, et kõigi üllatus on ikka väga suur ja järgmine hetk juba tullakse siis pere sõpradega ja nii see läheb järjest selline kihi haaval. Kuule, ütle mulle, kuidas sina oma karjääri jooksul oled partnerid valinud, et mille järgi sa vaatad neid, et kas peab olema mingi, ja partnerid väga lai mõiste, eks ole, alates su turunduspartneritest, agentuuridest, kuni tänapäeval võiks öelda su kaubanduspartneriteks, et mida sa otsid? Mis seal on ka, tahame või taha, lõpuks iga brändi, iga partneri taga on inimene. Tegelikult lõpuks ikkagi see äri toimub inimeste vahel. Ja need inimesed kujundavad ka selle äri edukuse. Nii et ütleme, tegelikult on ikkagi selline see otsus enne kõik ikkagi toimub nii-öelda siis nende inimestega suheldes, kohtudes, aru saades, et kas nende nägemus, ütleme, mingid standardid, mingid ootused ühtivad sinu omadega nagu. Et see, ma arvan, et sealt tekib see lõpuks see otsus ikkagi inimeste omavahelisest. Oskad sa neid sõnastada ka, et millised need standardid sinu meelest peaks olema või kas see on see, et sa otsid seda mingit nagu unikaalset passionit selles asjas, mis ta teeb, et ma mõtlen, et ennem sind, eks ole, see sama Kajarid, eks ole, kes panid selle vaateratta, ma ütleks ka nagu päris unikaalne nüüd otsus on ju, et võtta selline risk üldse ja teha, eks ole, et neil on ka mingi oma passion, Kajarid on Sparta klubigi ehitanud ja Sky selle on see nagu see põhiline või? Jah, just jälle, ma ei tea, kastist väljamõtlemine, endale mitte piire seadmine, mingis vanades harjumustes mitte kinni olemine, sest ongi jällegi, ükskõik kui edukas ettevõte ei ole, ükskõik mida saavutanud ei ole, siis teed loeb see, mida sa teed täna, mida sa teed homme. Nagu sportlane. Et oled medali saanud, aga Ja see, et see ettevõte on olnud varem edukas, tulevad sinna uued juhid, uued inimesed, väga kiiresti ettevõtte võib oma positsiooni kaotada. Nii et taha või taha, et ikkagi inimesed on lõpuks see, kes selle ettevõtte brändi ja selle taga on ja selle edu loovad ja teevad. Mis kõige tähtsam sinu jaoks on? Kas toode ise, selle toote väljamõtlemine, selle väärtuspakkumise loomine või selle kommunikeerimine? Kui sa peaks valima, kuhu sa paned oma põhilise nagu sellise fookuse? Ma arvan jälle, kui ma peaks nüüd valima ühe on ju, et siis ikkagi see, ma arvan, see sisu, see toode ise, et see peab olema hea kvaliteetne. See, ütleme, kui on võimalus see, kas ma nüüd teen hea tootena, hea sisu, aga ma ei saa kommunikeerida, siis ühel hetkel ikkagi, kui see on hea toode, siis seal võtab küll aega, aga ikkagi lõpuks seda avastaks, see on hea toode ja hakkab ikkagi selline naturaalne, selline nagu see suust-suhu kommunikatsioon.
kui see, et me toode on väga halb, aga teeme super head kommunikatsiooni ja turundust. Kuule, aga kuna sa oled olnud ise turundaja, eks ole, aga nüüd oled juba palju teises funktsioonis ka olnud, miks on niimoodi, see on mu tähelepanek nendest vestlustest olnud siin, et miks meil turundaja on nagu rohkem turunduskommunikatsiooni tegija ja mitte üldse toote tegija, sest toode, vaata, kui sa võtad jaekaubanduse Portlandis, jah, sulle tuli Nike, TOS tuli sisse, aga kauplus kui selline on toode, eks ole. Aga see jällegi, tegelikult on jällegi küsimus on see, et kuidas hakkab pihta, kas nüüd on see, et müügiosakond annab seal toote, et ole hea turunda, või ikkagi turundaja koos müügiga töötab välja toote, mida turg võiks vajada või mida turg ei oska veel oodata, aga turundaja näeb, et seda on super äge ja atraktiivne see turundada. Et tegelikult igal juhul kindlasti peaks nagu turundajaid kaasa palju rohkem ka siis sinna toote arendusprotsessi, mitte lihtsalt, et palun siin on nüüd toode, müü maha. Sest vaata, see, mida sa rääkisid Suurhalli kohta, see, mida sa räägid T1 kohta, see on tegelikult ju väärtuspakkumise nagu mõtlemine, et sa mõtlesid välja, missugune asi võiks kõnetada. No kus sul see tuleb? Üks on see, et sa käid ringi ja vaatad ja mingi kogemus on, aga kuidas sa proovid nagu aru saada sellest, et mida on vaja? Kas see on see sama asi, et lihtsalt nagu mingi mõte on ja katsetame või sa nagu proovid testida kuidagi turgu läbi mingite inimeste küsitluse või mida sa teed selleks? Eks loomulikult mingid asju on mõistlik ikkagi teha teiste turgu ka, aga vaata tihti palju sellised asjadega on ka see, et kui sa tahad teha mida sellist, mida varem on tehtud, sulle varasemat kogemus võtta, hea mõttes nagu isegi turg ei oska nagu tahta või oodata. Ka meil need spordiklubidega oli ka samamoodi, kui nad tulid, nemad arvasid ka nad ikkagi, et okei, nad tulevad keskusesse, et seal vanal kingapoel on seinad üle värvitud ja hakkavadki seal tantsija maadlema. Ja nende jaoks oli ka algus ikkagi oli selline täitsa nagu, hea mõttes pidin nagu sundima need teistmoodi mõtlema ja mõtlesin, ei, teeme täpselt, mõelge nüüd, milline on teie unistuste spordisaal. Kas see on siis vehklemissaal, maadlussaal, tantsusaal, mõelge välja, milline see on, millist tahate. Ja, aga nüüd ütleme landlordina sa nagu võtad ju mega riski ka, sellepärast ega ei pruugi see äri ka välja vedada, sa tegelikult investeerid sinna sisse, teete mingid lepingud. Midagi teha ei ole, kui sa tahad edu saavutada, sa pead riski võtma, pole võimalik edu saavutada ilma riski võtmata. Aga jällegi, sa pead ikkagi kuidagi tajuma, tunnetama, et need riskid peavad olema ikkagi mõistlikud, läbi analüüsitud, kaalutud, aga jällegi, mis on jällegi see T1 puhul on see, et me oleme, ma arvan, me oleme läbi sõelunud umbes 300 erinevat spordiklubi, kes on tahtnud tulla. Aga me oleme välja sõelunud ikkagi väga tugevad tegijad, kus me näeme potentsiaali, kes on selle ala spordiala entusiastid. Sa mõtled, kellel on nagu liidripositsioon, neil on järgijaskonnad olemas? Järgijaskonnad, palju klubi liikmeid, tugev klubiline liikumine, erasektori toetus, ise tegelevad selle spordiala propageerimisega, et just sellised oleme koondanud sinna T1 3. korrusele. Aga ma mõtlen, võtame isegi selle sama näite sealt Suurhallis selle jõulupeoga näiteks on ju, et kuidas sa nagu mõtlesid, et riskid, okei, seal on nagu minimeeritud riskid, aga ikkagi ürituse korraldamine, sa pead maksma nendele bändidele ja kõikidele, et kuidas sa nagu enda jaoks nagu seda kalkuleed, huvitav, kas nad tulevad või ei tule? Ma ütlen, et eks see et ühes kuidas riskike sellega, et üks aasta ei tule, aga tees kuidas jällegi, ma ei tea, ma arvan, et lõpuks ongi mingid kõik instinktid ja tajud ja varasem kogemus kokku ja sa ikkagi, mina suudan päris hästi ette kujutada, et milleni üks või teine asi viib, kuidas turul vastu võetakse, et kuidagi väga adekvaatselt nagu selles nagu hinnata ära seda ja nagu siiamaani ei ole nagu läinud nüüd küll täiesti nüüd nagu risti vastupidi. Kas sa tahad öelda, et sulle on nagu looduse poolt antud turu lugemise nagu mingisugune nagu mingi võimekus? Ma ei tea, see on looduse pool, aga võib-olla jällegi mingid asjad on jah, et aga ma arvan, et ikkagi see on lõpuks tuleb ka mingi kogemusega kindlasti. Jällegi väga palju käies, nähes, lugedes, tajudes, kogedes, et lõpuks need kõik asjad nagu koonduvad kokku, et mõtlen, et läbi erinevate ametikohta, positsioonide, et No jaa, aga väga paljudel on väga palju kogemust, on, et miks nagu osad loevad paremini turgu, millega ma olen nõus, miks osad loevad paremini turgu kui teised? Aga see ongi jällegi, ma arvan, ega see ongi, siit lähebki see maailm põnevaks, et kuidas kaks inimest, kellel on kõik samad eeldused, et isegi, et kuidas üks siis näeb, teine ei näe, kuidas üks autovedu, teine sautedu, et ma arvan, et see ongi see mingi asi, see mingi X-faktor, mida lihtsalt ei olegi võimalik ühel hetkel kuidagi seda õppida või anda või
või kuskilt leida. Vaata, sa ütlesid, et sulle meeldib multitasking, on ju, et sa tahad paljude teemadega korraga ja see hoiabki sind nagu elus. Äkki see ongi põhjus, et mina olen täpselt samasugune, ma nagu ütleme, mul ei ole väga huvitav ainult ühe asjaga korraga, et mulle meeldib palju asju korraga lükata, on ju. Ja see tähendab seda, et sa oled nagu hästi avatud pilguga kogu aeg kõikides asjades, et võib-olla see vahe on, et osad turundajad üldse nagu, turundaja on väga lai mõiste üleüldiselt, et nad on hästi kitsad, et vaata on inimesed, kellel sa annad ühe nagu tüki ja siis ta ütleb ära, sa tule mingit teise asjaga, ma tean, muidu ma ei saa seda ära tehtud, on ju. Just. Minul on see, et mul on ikka kogu aeg, mul on nagu mailbox'is ka mingi 40 akent lahti. Ma kogu aeg isegi vahest on see, mingi asja mõtte kirjutan ära, teise, kolmanda, mul on kogu aeg on see ikkagi pipeline on mul ikkagi tohutu. Kuule, aga kuidas sa päeva planeerid sellise loogikaga, sest mul on ka võib-olla ainult, ütleme, et ala pidid podcasti tulema, siis sa selle paned nagu kinni. Aga sul ei ole nagu muidu, et nüüd panen mõtlemiseks aega tund aega või? Päris mõtlemiseks ei pane, aga ma olen võtnud endale see mõtlemise aja, et hommikud. Et jällegi päevad on tihedad, koosolekuid mingi muid tegusid täis, et minu jaoks on selline kõige väärtuslikum aeg on hommik. Juba tippsport tehes ma olen harjunud hästi vara ärkama, mulle meeldib vara ärgata, mulle soovib see. Ja see hommikul see on paar-kolm tundi, mulle meeldib nagu siis mul on see minu aeg, kui ma saan rahulikult mõelda, planeerida mingeid uusi strateegiaid, kus mul ei ole segavaid tegureid. Sa mõtled siis ühesõnaga nagu pikema perspektiivi peale ja siis sa mõtled ka nagu päeva peale, et mis ma peaks nagu ära tegema, kus mingi asjaga ja ma peaksin olema ja nii edasi. Täna on hästi palju on ikkagi ka kalendris on selliseid regulaarseid mingeid tegevusi, koosolekud asju. Ja me ikkagi nagu ütleme selline nädal on mul ikkagi ette üsna detailselt planeeritud. Ja pigem kui ütleme, kuu on selline suures pildis planeeritud, nädal on väga detailselt planeeritud, ma iga pühapäev vaatan järgneva nädala üsna põhjalikult läbi, teen seal mingi korrektuure ja siis kas ikkagi ma üldse eelmine õhtu vaatan veel hästi nüüd detailselt läbi siis järgneva päeva. Nii, see on aja planeerimine, aga ma mõtlen seda ka, et asjad, sa tahad ju lükata asju ja need peavad olema mingites kiirustes, eks ole, et midagi toimub, et kas sa nagu peas mõtled sellega läbi, et selle nädalaga kindlalt peavad need asjad jõudma sinna nagu vahepunkti, muidu need asjad ei liigu või? Eks ikka mul on ikkagi iga päev ka kalendris on mul kirjad, ma arvan, selline 340 ja mul paljud asjad ongi see, et ma lihtsalt vaatan, kas see asi on, nüüd panengi omale see, et see asi peaks selleks hetkeks olema selles kohas ja panen ka endale ikkagi ka samamoodi mingid ikkagi selline milestone'id ja ma vaatan, et kas see on, kas ma olen mingi asjaga jõudnud selleks päevaks sinna, kus ma olen tahtnud jõuda. Kas sa oled selline seljas elaja või? Ei ole. Kuidas sa suudad inimesi edasi lükata? Pigem on ka see, et mul vastupidi, et ma ikkagi pigem ma ei taha kedagi lükata, ma tahan ise olla seal ka selle vankri ees, et koos ikkagi tõmmata, aga mingil hetkel jällegi ma ütlesin, et igalühel on vastutus oma roll. Jah, meil on kokku lepitud mingi tähtajad, siis ma eeldan seda, kui nendest tähtaegadest mingi põhjusele suudate kinni pidada, siis antakse ülevaade, et näed, tuli see, ei suuda. Ja siis ma ka kohe ütleme, kus ikkagi see tähtaeg kukkub, aga midagi ei juhtunud, ma kohe ei lenda sellega, et ikkagi siis ma annan seal mingi aja, püüan aru saada, et mis seal taustal toimub, aga loomulikult, et mingil hetkel ikkagi siis kui ei juhtu midagi ja ikkagi tähtaeg on pikalt üle, siis ma loomulikult. Aga ma mõtlen seda, et üks versioon on selleks, et sa palkad enda ümber inimesed, kes saavad nagu aru sellest iseseisvusest ja sellest nagu tähtaja loogikast. Teine on see, eks ole, et sa võtad need, kes sul on ja siis sa piltlikult öeldes teed päevaseid koosolekuid hommikuseid, et ütle mul, kus sul mured on ja ma proovin lahendada ja nii edasi. Kumbaga sa pigem tegeled? Pigem on sellega, meil ongi, nagu ütlesin, on iga päev, iga nädal palju regulaarkoosolekuid, just sellepärast, et kuna see praegu on see, ongi see nagu, see protsess on nagu nii kiire ja nii palju juhtub kogu aeg, et isegi võtadki selle aja iga nädal, kus sa suudad siis tiimile näiteks ka, või kõik saavad anda mingi ülevaade, mis on vahepeal juhtunud, kõik oleks ühel lehel. Et ükskõik kui võimekas oled, sa ei pruugi kõike muidu nagu jõuda ja mäletada. Ja pigem tehagi kogu aeg selliseid koosolekuid, et saadagi aru, et kus me millega oleme, kas vahepeal on mingeid takistusi, kiiresti läbi arutada, et kas midagi me ei muuda. Ja isegi kui kalendris on näiteks tunnine koosolek planeeritud, siis kui me saame mõni nädal või päev saame 10 minutiga räägitud, siis on räägitud. Me korra ikkagi teeme sellise update'i, et jällegi lihtsalt, et oleks hästi efektiivne, hästi kiire. No tegevjuhina finantsid on minu meelest A ja O, et mina olen ikkagi öelnud seda, et see, kes juhib raha, see juhib ettevõtet. Kui sa raha ei juhi, siis sa ettevõtet ei juhi. Palju su nagu päevast kulub selle peale, et nagu vaadata, et mis meil seis on, kust ma saaks mingi finantseeringu, kas või nende asjade ehitamiseks nii edasi? Õnneks kulub sellele
hea mõttes palju aega, aga jälle meil on töötatud välja nagu hästi sellised detailsed rutiinid, et jällegi õnneks, kuna meie siis tänane omanik on ülemaailmne suur investeerimisfond, siis üheski fondis pole võimalik niimoodi asju ajada, et ei oleks ülitäpselt iga sent loetud, planeeritud, analüüsitud, mõõdetud. Nii et see käib asja juurde, ilma selleta pole võimalik. Ja meil on ka välja töötud jällegi väga sellised head rutiinid, kuidas me kogu aeg igapäevaselt nii rahavoogu, kõike nagu investeeringute plaane, mõõdame, analüüsime, ütleme jällegi sendi täpsusega. Aga ma mõtlen seda, et sa oled majandust õppinud õnneks on, aga et tavaliselt turundaja on niisugune idee inimene, eks ole, ja keegi kutsub alati korrale ka, et vaatame ikkagi neid ja noh, ütleme, et muidugi turundajana sa vaatad seda, aga kuivõrd see on nagu sinu jaoks raske olnud, et sa pead nagu vastutama juba väga pikalt selle eest, et payroll on tehtud ja maksud on makstud ja kõik muu asi ja et see suur idee, mida sina tahaks ka kiiresti võib tegutseda, võib-olla peab hoidma siin tagasi natuke, praegu ei ole see kuu nagu seda raha. Selles mõttes ma ise igapäevaselt ei tahaks olla see, kes neid kõik asju kokku lööb, aga mul iseenesest on see nagu kindlasti on see, mõtlen, et see on nagu põnevatest, kuidas ülioluline ja pigem ongi siin jällegi on hea, tugev võimekas finantsjuht ja on eraldi täna meil ka täitsa finantsanalüütik nagu, nii et me ja no ütleme ka täna siis meil nagu peakontor on ettevõttel on USAs, aga Euroopa kontor on Londonis ja õnneks ka siis investeerimisfondi inimesed, nende jaoks ka numbrid üliolulised. Nii et noh, sul kogu aeg on tegelikult juba selline rutiin, kus sa kogu aeg pead esitama ka erinevaid nagu siis aruandeid, raporteid, nii et see pole isegi võimalik, et sul mingil hetkel sul, ma ei tea, läheb 1 või 2 mööda, et sul isegi pole aru saama, mis täpselt toimub, et. No ma sihtisin selle küsimusega just seda, et kui nüüd mingid turundusjuhid mõtlevad, et oleks aeg nagu tegevjuhi ametisse minna, et noh, et põhimõtteliselt sa ikkagi pead armastama numbritest ülekäimist, muidu vist ei ole sinna mõtet minna, eks. See pole võimalik ja ütleme, et noh, jällegi, et kui sa lähed kuskil juhiks, sul tekib hoopis teine vastutus. Tekib vastutus oma tiimi, oma inimeste ees. Et sul tekib vastutus, et loomulikult ettevõtte kohustus oleks täidetud, arved oleks makstud, aga samamoodi veel suurem kohustus, et nendele inimestele oleks töötasud makstud. Ja mingil hetkel ega see võib olla ikkagi nagu eriti, kui on nagu mingi väiksem ettevõte, mis iganes tekib olukord, kus sul ei ole vahendid. Ja sina tegelikult juhina vastutad selle eest. Ja noh, see on see koht, kus sa pead ikkagi, selles mõttes sa ei saa olla ikkagi päris kunstinimene lillelaps, et ei ole vahet, kus see raha tuleb, on ju, et sa võid ikkagi ise suutma neid rahavoogu planeerida ja ikkagi nii palju sulle peab ikka meeldima finantsmaailmas orienteeruda, et aru saada, mismoodi need asjad toimivad. Kuule, lõpetuseks ma alati puudutan tehisintellekti. Noh, sul on küll käed-jalad nagu tööd täis nagu füüsiliste asjadega, eks ole, aga kas see on juba jõudnud su maailma? Ükspuha, kas sa vaatad ralli poolt või sa vaatad seda samat T1? On väga palju järjest rohkem ja pigem ongi see nagu selline, noh, ongi ülihea tööriist, on ju, et mis aitab nagu jällegi sul, et sa ei tee sellist mingit rumalat kilplase tööd, et mis ta on, noh, kui sa oskad kasutadki hea mõttes nagu assistenti, kes teeb mingi sellise musta töö ära, et annab sulle ette mingid siis kõik puhtad andmed, et siis ta on mega võimekas tööriist, ma arvan, et seal on lõputu potentsiaal. Kasutan palju, järjest rohkem tiimiliikmed juba kasutavad, nii et ja noh, ütleme ralli koha pealt me kasutame ka sellest head mõttes päris palju, me ise täna oleme töötanud Rally Estonia tiimiga välja sellise eraldi tarkvara ralli korras platvormi, millega me siis kogu Rally Estoniat siis korraldame läbiviime ja see sama platvorm on täna siis kasutusel 95% kõigist MM-rallidest. Ikkagi eestlased jälle veavad IT. Teinud sellise päris suure innovatsiooni, kus siis täna kõik enamus MM-rallid jooksevad meie platvormil ja meie inimeste poolt siis koordineerituna, juhituna. Jälle mingi kõrvaltoode, mis on nagu tekkinud selleks, et põhiasja teha. Just, täpselt nii ja üks selline asi, noh, me oleme ka, et jällegi püsida kalendris, me oleme kogu aeg olnud tahtnud olla promootori jaoks innovatsioonipartnerid, et ka see platvorm, see innovatsioon on üks asi, mis annab meile see konkurentsieelise lisaks koha peal toimule väga heale, kvaliteetsele üritusele, mida me korraldame. No mina igal juhul hoian pöialt, et sa tee ühe nagu sellise nagu pööramise lõpuni saad viia väga edukalt ja ma arvan, et kui üldse keegi, siis sina sellega hakkama saad ja selle eest sa kindlasti
ütleme, vääriksid siis 10 mingisugust ettevõtete poolt antud auhinda, sellepärast et nagu ma ütlesin, väga paljud arvatavasti oleks tahtnud sinna üldse minna, on ju. Ja see oleks olnud suur tükk, eks ole, et ta seal lihtsalt seisab, on ju, et sa oled võtnud suure asja ja ma arvan, et igal juhul ma arvan, et sa vead ta nagu välja. Aga unista veel mulle edasi, et kui see ärapööramine toimub ja sa oled veel seal mitmeid ja mitmeid aastad, et kas sa oled mõelnud, et mis see on nii suur väljakutse olnud, et kas üldse on mingit niisugust väljakutset, mis usun, et ikka on, et ta võib olla, alati ei pea olema ju selles väljakutse mingis selles, et mingis, et see mastaap on suur ja palju ruutmeetreid ja väga negatiivne, et alati on ka see väljakutse see, et mingi asjaga jõuda kuskile, kuhu keegi ei arva, et on võimalik jõuda, ütleme siis mingi teha midagi asja, hästi suured maailma tasemel või mis iganes. Et need väljakutsed on väga erinevaid, kindlasti nagu ma näen, et ka, et isegi kui ma olen selle eduka T1 keskuse ümberpööramise ära teinud, et siis veel vanustele nii palju minna nüüd nagu kuskile täitsa kuskile metsa ja migranti elu elama, et kindlasti tahaks veel midagi suurt teha, nii et aga ma ei ole sellest ennast nagu hetkel nagu mingit kinni mõelnud, ma teen selle projekti ära, kui tänased omanikud saavad selle eduka exiti tehtud, siis on näha, mis edasi, et eks ma näen, et täna neid võimalusi ja iga päev, iga nädal, iga kuu tuleb nii palju, et ei ole mõtet siin mingid endale väga konkreetselt mingid eesmärke sihti panna. No Tarmo, aitäh, et tulid oma mõtteid meiega jagama, väga põnev oli, väga huvitav karjäär on sul olnud ja igal juhul ma soovin kõike head paremat sulle tuleviku suhtes. Seda. Ja kõiki teisi siis kutsun üles järgmist episoodi kuulama, nägema, vaatama ja nägemised selle ajani.